Kui ma siia sõitsin, siis mõtlesin, et sobib sissejuhatuseks üks väike võrdlus mul hommikusest esinemisest, et kuna on laulupeo aasta, siis oli seal juttu mul ettekandes ühest 19. sajandi valgustustegelasest, kes korraldas esimese regionaalse laulupeo Jõhvis ja see, kui süsteemselt ta selleks valmistus, kui ta Jõhvi oli tulnud 17 aasta vältel, et neljahäälne laulmine ei ole loomulik tegevus inimestele, et tuleb tekitada oskused, vajadused, süsteem, kooliharidus, kus laulda, ta võttis horisontaalselt lahti kõik algelemendid ja ehitas nagu maja ülesse, et tekiks vastav kultuur. See on teadlikult tekitatud samade valgustusmeeste poolt. Süsteemne, laiapõhjaline, horisontaalne ja tipus on siis laulupidu. Et nii see enam-vähem peaks käima. Ja see võrdlus tuli sellepärast, et kui me telefonis rääkisime mõnusalt regionaalpoliitikas, siis see on täpselt samamoodi horisontaalne teema. Et riik ehitub harilikult üles ametkondadena. Üks ametkond, teine, kolmas, neljas, aga regioonides, kohtadel saavad kõikide nende ametkondade funktsioonid kokku üheks tervikuks ja see tähendabki seda, et kui me tahame nagu rääkida regiooni arengutest, peame siduma mingi lõiminguga kõik need ametkonnad ühte kokku. See on tegelikult väga vana teema, me 25 aastat tagasi ainult sellest rääkisimegi, kuidas regionaalset plaane ehitada nii, et need oleksid ka riiklikult seadustatud, et need samad ametkonnad siis annaksid oma sisendid ja kohustuvad täitma, see on väga vana teema. Tegelik areng Eestis käib, ma pakuksin esimese kümnendi keskpaigast, a la 2005, käib ametkondlikkuse süvenemise teemas. Et Eestit üha rohkem juhitakse ametkondlikult, igal ametkonnal on oma nüüd, nagu hobune silmaklappidega tee ees, kõrval ei näe midagi, kas ta astub kellegi laiaks või kõrval segab kedagi teist, ta ei näe, tal on silmaklapid, see on tema ametkonna teema. Mitte mingit suhtlust teistega. Jõhvi kohtumaa näide on praegu väga head see, et prokuratuuri läheb kallimaks, vanglasüsteemil läheb hoopis hulluks ja kõik muud asjad, et absoluutselt ei koti. Või kinnisvaraarendusega, mis teemad, või regiooniga, mis juhtub, et hobune paneb kinni silmi ühes suunas. Igasugune mõtlemine horisontaalselt ja kui ma tegin teabenõude, et kas on tehtud see analüüs, teine, kolmas, neljas, siis tuli 15 komponenti, kõigile vastus ei. Õige mees teeb, mitte ei mõtle. No, tegemist oli küll naisministriga. Aga paraku on see väga üleüldine nähtus. Nii et on täiesti selge, miks regionaalmõtlemine poliitika käib allakäiku, rääkida saab, aga tegelik funktsioneerimine järjest halveneb, kahjustub või kohati on miinusmärgi just sellepärast, et juhtimine on läinud ametkondlikust. Sellises süsteemis regionaalpoliitikat eksisteerida ei saa. Ei reaalselt ega ka teoreetiliselt mitte. Nii et kogu ülesanne on selles, kuidas tekitada horisontaalseid juhtimismudeleid. See on nagu puhastunud Tallinnas, ma näen täiesti ajudest välja, isegi selline mõtlemine. Aga enamik teemasid, võtame seal igasugused muud teemad ka, mis on alates kodanikuühiskonnas, on kõik horisontaalsed. Neid pole võimalik ametkondlikult üldse juhtidega, menetledega, rääkimata funktsioneerimisest. Et see on nüüd see oskus, mis tuleks üles leida. Loomulikult lõpliku põntsu pani, kui me maakonnad reaalselt likvideerisime. Nimetus on, aga tegelikult maakond olemas ei ole. See oli veel viimane koht, kus käis sellist horisontaalset mõtlemist, mis püüdis kokku võtta lõpuperioodil juba väga algeliselt ühe maakonna probleeme ja siduda ametkondi üheks tervikuks. Midagi peame leidma. Ükskõik, mis see on, aga kui seda ei ole, siis toimub üks protsess, mis on väga jõuline, lõpusirgel, see on Suur-Tallinna moodustamine. Kui Eesti 4 regionaalpoliitikat, mis on nagu fikseeritud, see Eesti 2035, seal esimesel kohal on Suur-Tallinn, ka kirjeldatud, mida see kujutab, see on ainuke, mis toimib. See toimibki nii, et sa midagi muud tegema ei pea. Mõned sellised pidurdamismeetmed väiksed on, ega see õiglase ülemineku mond pole ka midagi muud kui pisike pidurdusmehhanism, aga reaalselt toimib ainult see üks. Muudest natuke räägitakse, aga midagi ei toimu. Nüüd, kui me siia tulime, ma saan aru ikkagi, üks kestev teema on nagu maakooli teema, siis see on täpselt samasugune horisontaalne, kus seovad
on koos seotuna siis hästi palju kohalikke teemasid, millest kool on ainult üks ja tegeles ainult kooliga, ei lahendata olukorda, tegeles mingi muu elemendiga, jälle ei lahenda. Et kui me räägime nagu maakoolide liikumisest, siis me räägime tegelikult regionaalpoliitikast. Selleks, et elu oleks koha peal, tuleb tegeleda veel selle teise, 3., 4., 5. asjaga, panna need koos toimima, otsima selliseid kompromisslahendusi ja me näeme, et me oleme järsku avastanud taas regionaalpoliitika. Tundub õige. Nooguta, kui see tundub, et läheb õiges suunas. Ja selles mõttes Avinurme konverents ajab väga ja väga õiget asja. Ja ma arvangi, et ta ei tohiks pidama jääda nüüd ainult kooli teemale, sest seda sama regiooni päästes, kool küll mõjub, aga üksinda ei päästa. Ja ka mingi muu teema eraldi ei päästa, nad tuleb sõlmida ühte kimpu kokku. See on see vana kimbu võrdlus, eks ju, on nad kokku seotud, vaat enam ei murra, siis on regioon tugev. Kuidas seda mõtlemist nüüd taas üles leida? Vot see on nüüd, sest viimased paar aastakümmet on väga selge just selle mõtlemisoskuse tagasilangus. Ja kui võtta nüüd sellised vanad kurud, mina olen ennast kuruks, aga võtame Marju Lauristini, mida ta räägib? Puhast kulda, et juhtimises, riigi juhtimises mõtlemistase, arutlemistase järjest langeb ja on väga järsku langenud. Ka mina näen seda samamoodi. Ja see ongi nii. Täna rääkisime siin nagu kooli matemaatikaõpetuses, kus on ka langusi märgata just sellepärast, et ka mõtlemissuutlikkus ise on vähenenud. Seal on terve rida põhjuseid. Aga kui see on jõudnud riigi tasandini, siis on väga kurb. Ja ma loodan, et ei ole väga hilja, siin hommikul räägiti nüüd siis tehisarust ja ma loodan, et see konverteerub ümber ja ma saan aru, et liiga räägiti sellest pärisaruks ja kui ta on õnnestunud ümber konverteeruda, siis äkki see pärisaru ronib välja ka sinna riigi juhtimise tasandini. Aga nüüd on küsimus, protsess liigub vääramatult nagu element, tats, Suur-Tallinna suunas. See on päris lõpusirgel. Ja viimane aeg on jalad kõhu alt välja võtta. Siin on hästi palju, see on hästi komplitseeritud, aga midagi peab tegema hakkama, sest täpselt samu asju ma rääkisin näiteks 25 aastat tagasi. Järgmist 25 aastat meil ei ole. Olukord on niivõrd palju halvem, aga ühel hetkel, rääkida võib, aga kõik on juba minevik, pöördumatus. Ja nii tegelikult käib ka Avinurme kooli päästmine, paljud teiste koolide päästmised, just võttes ette selle päris regionaalpoliitika, regioonide elu päästmise väljaspool Tallinnat. See hakkab igast sellisest asjast nagu maksupoliitikat, 100 komponenti. Ja üks, millest nagu aru ei saada, on see, et palju räägitakse kapitalismist nähtamatust käest, et protsessid ise juhtuvad. Aga need nähtamatud käed käivad nagu iga üldriikliku otsusega, kehtestame mingi maksu, eks ju, ja nähtamatu kasi asub tööle, midagi hakkab riigis juhtuma. Ja millegi pärast on järjest võetud selliseid otsuseid, kus see nähtamatu käsi hakkab murendama meie regioone, nõrgestama järjest. Aga tark on see, kes näeb, mis hakkab juhtuma pärast otsust. Ma olen veel teinud arupäringuid ja tulemus on üks. Analüüse ei toimu. On mingid sümboolsed kaasamised, tegelikke mõjuanalüüse, mis hakkab riigis juhtuma, regioonides juhtuma, ei toimu. Veel üks asi, kuidas saab luua sellist võlts arusaama, et on analüüsid olemas. Hästi palju kasutatakse Euroopa praktikaid. Jälle võetakse suur Euroopa uuring, kõik kõrged agentuurid nõustavad haridusministeeriumi, et vot see on õige, et seal teadlased ütlesid nii. Nüüd vaatame, kust on lähtematerjal. Holland, Taani, Saksamaa, piirkonnad, kus on elanike keskmine tihedus selline, nagu meil Jõhvi linnas keskmine. Need lahendused toimivad Eestis ainult ühes piirkonnas. Suur-Tallinna kuldses ringis, kus on samasugune tiheasustus.
Väljaspool seda rakendatuna töötavad nad täpselt vastupidi. Üks sama otsus võib teha väga palju kahju, kui teda rakendatakse piirkonnas, mille tingimused on täiesti teistsugused. Aluseks öeldakse, on uuring, teadlased ütlesid. Aga mida nad uurisid? Nad ei uurinud sellist piirkonda nagu meie Eesti, mis on väga hõreda asustusega, vaid väga tihedaid piirkondi, absoluutselt teine loogika. Ka kogu omavalitsussüsteemi kõik näidised toimivad ühtemoodi tiheasutuse piirkonnas, teistmoodi hõreasutuse piirkonnas. Aga meile öeldakse, et targad teadlased ütlesid. Ega nad rumalad ei olnud, nende lähteüles oli teistsugune. Rumalad on need või targalt kavalad, kes rakendavad selliseid asju väljaspool Suur-Tallinnat. Ja nii tehakse süsteemselt. Viimasel valdade linnade päevadel sai sellest ka räägitud ja kõik noogutavad, et see päriselt nii ongi. Kõik saavad aru, et selleks, et päästa elu väljaspool Tallinnat, tuleb kasutada teisi võrdlusmaterjale. Mitte edukate tiheasustusega piirkondade näidiseid ja uuringuid. Või kõige targem on ise mõtlema hakata. Ma kardan, et me peame selles valdkonnas ise tehisaruvõimekuse, hommikune teema oli välja arendama. Kui me oleme mõtlemise kaotanud, siis ei päästa. Ega Euroopas väga nüüd hõreasutuse piirkond ei ole, millest laenata nüüd seda kogemust. Aga kuna me oleme siin Avinurm on nii sirge seljaga võidelnud selliste teemade eest, et võib-olla sümbolina nüüd see äratusliikumine, et päästa Eesti regionaalpoliitika, päästa elu regioonides, päästa elu väljaspool Tallinnat, võiks sümbolmärgina küll saada nagu Avinurme liikumise nime. Nii, mis see kell ütleb meil? Pool aega on veel. Et pidime rääkima, teine meie vestlus, meil on mitu hästi põnevat, kui me räägime omavahel, siis tükk aega ja kõik on hästi põnev telefonis. Et on maakooli eripära. Jälle, ma käisin siin aitamas aasta aega, kutsuti Lüganust aitama ja seal sai tegeletud minu jaoks väga põneva teemaga, kuna minu side oli ühe hästi suure Tartu kooliga pikka aega ja siis ka imestati, et kuidas nüüd Avinurme tuleb hiigelsuure Tartu kooli direktor rääkima maakoolidest, väga veider nägi välja. Ja siis sai vaadatud, kuidas siis see päris väike kool 50-60 õpilasega toimib. Ja palju asju, mida ma enne nagu ka aimasin, teadsin, tunnetasin, nägin nüüd praktikas ära. Et Tamme kool Tartus, kõik piloot igal pool liikuma kutsuvas koolis, kiusamisvabas koolis, uurime kõik, käisime mõõdikud küljes, kõik andurid mitu sammu ja hästi tark kool oli, hästi palju raha läks, kõik tugisüsteemidele nagu ühes erikoolis meil praktiliselt sama palju siis ühes suures koolis ja kõik see ka väga kallis loomulikult. Ja Lüganusel ma hakkasin mõtlema, et aga oi pagan, et seal polegi vaja neid. Mitte nii, et nagu kogu aeg serveeritakse ministeeriumis, et väike maakool on nagu, läheb kalliks, sest kuidas sa võtad tugispetsialiste, kõiki muid asju, klass nii väike, aga vaatan seal rahu, vaikus, närvid puhanud, kõiki neid stressis lapsi, kus sul tuleb korraga, koridor on palju, aga ühte koridori tuleb 250 last, sagivad seal mahu liikuma kõieti, et need kõik suures koolis on kompensatsioonitegevused. Kujutage ette 1000 õpilast välja jooksmas korraga, kui keeruline ja ega see, et need on need asendustegevused, et teha selles hiigelkoolis elu võimalikuks. Võtta neid stressi maha, inimene ei ole ette nähtud, väiksed lapsed, et olla nii tiheli keskkonnas koos ja väga vajalikud selle suure kooli jaoks. Aga nüüd tuleb osata näha, et väikses koolis ei ole need mitte kvaliteedi nõrkus, et neid ei ole, vaid ta on nii võimsalt üle, et tal ei ole neid vaja. Siis vaatame kõiki neid spordibaas ei ole kõik ägedad asja, aga miks, kui laps läheb vilistades uksest välja, juba on hoov, jookseb, mängib, teeb, liigub nii ägedalt, et selleks ei pea 3-4 korrust jooksma alla ja siis otsima, kus see välisuks on seal 1000 koolis, et seda üles leida ja et kõik on orgaaniline tervik. Mis sa kutsud seda liikuma? Nad liiguvad kogu aeg, eks ju, püüa kinni püüda. Et kõik toimib. Vaat siis ma saan aru tõesti, et põhimine viga on selles,
et kui me ütleme, et kool on nii väike, neid samu asju, programme, kõike ei saa rakendada, siis see ei ole mitte miinus, see on pluss, see on tugevus. Ja nüüd loksus nagu mõtlemine paika, paneme kirja, milles on maakool mäekõrguselt parem suurest koolist. See ei tähenda, et suur kool on halvem. Mul oli Tammes terve rida suuri, kõik esimese kategooria koore, kõik olid suuremad kui Lüganuse kool üksinda. Neid ei saa väike kool asendada. Aga on terve rida asju, kus nad ei ole võrreldavad, nad on nii erinevad, need kaks asja, ja neid tuleb osata näha tugevusena. Tegelikult on väga palju asju nagu mõtlemises kinni. Või et pööraste rahaga teeme suures koolis nagu väiksemaid rühmi ja otsime lisaraha, kõik tugisüsteemide raha, et selles hiigelkoolis nüüd, kelle närvid ei talu, teeme väiksemat rühma. Aga vaata, mis maakoolis on. Närvid, puhke kodus oled kõik. Ongi väiksemad rühmad. Järgmine asi, see on nagu suhtlemine, et väikses koolis ei tekivad nagu suhtlemiskompetentse. Suures koolis näiteks 4-5 paralleeli. Me tegelesime sellega, et kuidas panna paralleelklassid suhtlema. Sul on 1000 last ju paralleelides üksinda, või 100 last paralleelides üksinda. Et kuidas neid suhtlema panna? Nad üheealised kõik, lood ühiseid üritusi, ega väga palju rohkem polegi võimalik. 100-120 last on juba ühistegevusteks piisavalt palju. Nüüd eri vanuseastme vahelist suhtlust on suhteliselt keeruline teha. Aga väikses koolis vaatasin Lüganuses ringi, kõik tunnevad üksteist, vanemad ka üksteist kõik tunnevad, kõik on väiksed, hoiavad suuri, suured väiksed ja nii edasi, et see on üks suur pere ja nii nagu kodus on, vanemad lapsed, keskmised lapsed, nooremad lapsed, väike kool nii toimubki, nagu peremudel. Ja see oli kõik päris. Ja suhtluskompetentsid olid ju palju laiemad, ka vanuserühmade vahelised. Üksteise aitamised, probleemide mõistmised. Suures koolis seda saavutada on väga keeruline, et jälle üks asi, mida tuleb osata näha, mis on väikse kooli pluss. Ja tulebki hakata mõtlema, nii nagu rääkisime Aivariga, et esimene asi nüüd hakata looma eraldi kvaliteedimudelit väikse kooli jaoks, et aru saada, need ei ole mitte miinused, need on kõik plussid. Praegu ministeerium käsitleb väikseid koole suurte linnakoolide kvaliteedimudeliga alusel. Sellega ei saa mõõta väikekoole. See ei mõõda neid, aga nii teeb ministeerium. Ja saab tulemuseks, oi kui paha kõik ja midagi vastu ja kõik on nii halb. Aga paneme väikse kooli mudeli suure kooli peale. Ei vasta on halb, närvid läbi, kõik, teeme niimoodi hoopis. See on täpselt samamoodi, nagu Tallinnas oli äge võitlus Jõhvi filmilinnaku vastu, kõik Sibul siis parlamendis esines ka, et miks seda Eestile 2 vaja, aga meil ju ehitus käib. Me tahaksime küsida, miks on Tallinnasse vaja, kui ehitus juba käib. Nii peab ka maakooliga mõtlema. Et võtame maakooli mudeli, kvaliteedimudeli, mis on kõik väga head, ja mõõdame linnakooli. Saame miinus. Järgmine asi, mis mul oli päris üllatuseks, hakkasime õpetajatega SWOT tegema, arutama kõik plusse, miinuseid, ja kui siis tuli välja, et miinuseks pandi seal üks õpetaja, et ei ole ujulat. Ei ole mingit teist asja. Kui õpetaja reaalselt tajub, et 50 kooli miinuseks on, et tal ei ujulat, siis see suretabki maakooli välja. Loomulikult kuskil seal haarde ulatuses võiks ju see ujula olla, aga milleks? Aga see on see meie mõtlemine. Me tahame olla mingis teises ruumis, kus kehtivad teised reeglid, ja kui me nendega võrdleme maakooli, see sama õpetaja ise tajub, et ma ei ole heas koolis, ei ole mul ujulat. Siin on kõik kinni. Ka väikeste koolide enda õpetades, et me tükk aega istusime, käisime, arutasime, püüdsime leida neid maakoolide plusse ja õppima peast välja saada neid tundeid, mis tundus, et on maakoolis halb. Aga neid ei peagi seal olema, aga see tuleb peast välja saada. Siis ma arvan ja tunnetan, et näed, midagi on puudu selles koolis. Ei ole. Kas me tahame, et näiteks, et meil on tore kass, et elevandiga võrnale, et ta peab lont kasvama? No ei pea. Milleks? Et õpime selgeks maakooli kvaliteedid, tema sellised baasmudelid, neid hindama, heaks pidama, ja siis me näeme, et seal terve rida neid linnakoolide asju, mis ei saagi maakoolis olla, need kuuluvad teise mõõtkavasse. Eristame need 2 mõõtkava.
me mõõdamegi erinevalt. Vot see tuleks ministeeriumis nagu selgeks saada. Võtta nagu need linnakooli mõõdikud, kuigi ka need on väga veidrad mõõdikud, millega linnakooli mõõdetakse, aga ikkagi nad on linnakoolide jaoks ette nähtud. Et võtta need ära ja paneme teised prillid, mis kirjeldavad maakooli. Ka seal on häid, on keskmisi, on halvemaid, neid saab mõõta, aga need on hoopis teised mõõdikud ja kriteeriumid. Põhimõtteliselt see kõik laieneb ka Eestile endale, et me ei oska Eestis olla, me räägime küll, et väike on ilus ja hea. No vaadake kõiki neid jutte, kõik meedias, kõik me tahame olla suured, veel suuremad, aga siis ei saa Eesti riiki olla. Kui me ei õpi hindama, väärtustama, uhked olema väikese üle. See hakkab väiksest kohast, hakkab külast, hakkab väiksest koolist ja siis on Eesti päästetud. Ja ka see on üks osa regionaalpoliitikast. See, mis käib siin. Ja seda tehisaru ei räägi meile. Aitäh! Nii, võib-olla on kõige lihtsam siis, kui me alustame sellest, et igaüks teeb oma pisikese veel täna sulle olulised märksõnad sinu kohta. Alustame sinust, Madis. Tere kõigile, et esmalt väga hea meel on taas siin olla, et üle nüüd 2 aasta. Aga märksõnad on tegelikult see, et mis mind Saaremaalt siia kohale toob, on ikkagi see sama teema, millest me nii sissejuhatuses kuulsime, kui ka on siin ju aastaid juba räägitud, ehk maakoolide väärtus, maakoolide olulisus ja ma enda puhul ütlengi nii, et ükskõik mis teemad mul laua peale tulevad, siis maakoolide ja regionaalpoliitika teema nagu kõnetab kõige rohkem, et olles ka siin ennem arutasime natuke kergejõustiku teemal, et ka see kõnetab väga palju ja kindlasti on minu jaoks ülisüdamelähedane, aga mingil põhjusel on see maakool ja selle eest võitlemine ja selle eest seismine nagu minu südameasi, et eks me pärast sellest ka räägime, aga jah, võtmesõna on see, et mingil põhjusel ta mind kõnetab ja seda ma ei oska ise endal ka seletada, et miks ta nii on. Tere ka minu poolt, olen siis Marika töötanud põhikooli juhina 19 aastat, alates sügisest siis olen olnud koolielust kõrval. Aga ma olen alati olnud suur maakoolide fänn, sest ma näen neid tugevusi. Ma olen proovinud nii palju kui võimalik seista maakoolide eest. Ja mul on hea meel, et täna me siin nende teemade üle arutleme. Ja ma väga loodan, et muutused hakkavad toimuma, sest ma nagu tajun kuidagi, et see nullpunkt justkui oleks käes. Tere ka minu poolt, mina olen Kereten, mina olen siis Toila valla noorte volikogust ja minu kokkupuude siis nii-öelda regionaalpoliitikaga haridusmaastikul on nii, et ise olen ma lõpetanud maal põhikooli Kohtla-Nõmmel ja seejärel liikusin ma Tallinnasse, nii et ma oskan väga hästi tuua näiteid õpilase poole pealt, kuidas minu elu siis on muutunud ja iga päev hoolitsen selle eest, et noorte hääl oleks ikka kuulda ja ma olen väga tänulik, et mind on täna siia paneeli kutsutud. Aitäh! Mina olen endiselt Valdo Reima ja võib-olla nüüd selle jätkuks, et räägiks veel ühte tahku, mis võib-olla nagu elus on olnud ja selleks on nüüd kogu see kaasamuspoliitika ja kodanikuühiskond, et ma ei tea, kas praegu omal ajal regionaalministri alla käis nagu läbiva teemana ja siis nagu üldvastutusena ka ikkagi just see valdkond ja tuli Riigikogu ees aru anda, nii et tookord sai räägitud just sellest mudelist, et kui me tahame suuta nagu Eestit riigina pidada, siis kindlasti ei tohi kinni hoida ametnike riigi mudelist, see on liiga kallis, siis kõik ootavad, et riik paneb ka ametlikud, maksavad palgad ja need midagi teevad, sellist riiki me ei suuda pidada või ainult suur Tallinnana kui sedagi. Teine, mida me võib-olla suudaksime üleval hoida ja kindlasti suudaksimegi, on kodanikuühiskond, mis kasvab üles alt poolt ülesse poole ja väga palju saab ise ära teha. Mida ei saa, siis tulevad juba igasugused kodanikuühendused, siis tulevad omavalitsused, siis tulevad regioonid, siis tuleb riik
kui neile midagi jääb, noh, riigikaitse ikka jääb, ja see on oluliselt nagu odavam riik, see on seotud riik, see on horisontaalne riik ja turvalisem riik. Vaat selle poole peaks liikuma ja kui me enne nagu rääkisime, et mis on, no mil peaks olema noortepoliitika, siis sama kaasatus, noorte kaasamõtlemine, ärakuulamine, arvestamine, ka arutamine, et just oli küsimus, et mida me hakkame ühes omavalitsuses olema varsti sügisest ja et mida me pakume Jõhvi poolt siis Toila noortele. Et see on, ütleme, kui kohe pakuks, siis olekski nii, et noored ei pea, nagu välistama juba nende osalemise, et kas on ei või jaa, kas meeldi või meeldi. Aga pakkuda saab kaasamist, koos mõtlemist ja siis otsime lahendusi. Ja siis tekib ka noortel usaldus, et omavalitsusel on mõtet. Sest noorte osalus ju muudab midagi, teeb paremaks, noortepärasemaks. Ja siis üheskoos pakume midagi noortele. Aitäh! Nii, siis siit ma kohe jätkaks säärase küsimusega. Meil praegu paneeli niisugune üldpealkiri on hariduskogukonna roll regionaalpoliitikas. Et ma palun, et igaüks mõne sõnaga kirjeldaksite, mis asi on teie jaoks hariduskogukond. Mida see mõiste täpsemalt tähendab teie jaoks? Hakkame alla sinust peale ja tuleme siia poole. Võib-olla hästi palju vaidlusi käib, et kogukonna mõiste üle, see on jälle niivõrd väärkasutatud, et mingi omavalitsus on kogukond ja läheme ikkagi algtermini juurde. See on selline inimeste kooslus, kes on omavahel suhtluses, kes tunnetavad ühiseid probleeme, arusaama, see on nagu suhtlusvõrgustik. See ei saa olla selline statistiline, nagu sageli ka omavalitsus on ja nad lähevad üha suuremaks ja nad ei ole enam kogukonnad. Selle sees on kogukonnad. Ja kogukond eeldab ka suutlikkust mitte kakelda, vaid arutada, leida kompromisse, see on nagu pere, eks ju. Et nii moodustavad kogukond, kui me räägime näiteks Margi kogujate kogukonnast, reaalselt olemas, väga lihtne, see on ühine huvi. Palju raskem on kohalik kogukond, näiteks mingi külakogukond, see on 2 naabrit. Tammsaaret me kõik teame, et mida naabrid kipuvad tegema seal, et kaklevad või siis võtame Bornhöö, siis loobivad surnud kassi või koera seal üle aia, et kuidas neist kogukond kasvaks, see on palju raskem. Hariduskogukond, siit kokkuvõttes on ka minu jaoks nüüd see siis hulk inimesi, kes üheskoos mõtestab haridusprobleeme, kuidas paremini edendada oma kohalikus piirkonnas, see tähendab lastest läbi õpetajate kuni lapsevanemateni ja sinna saab veel juurde ehitada, kes on nagu ühises mõtlemise aruteluruumis. Ja mida tihedam see arutelu on, seda tugevamini nagu lõimitud hariduskogukond. Aitäh! Kerten, mis hariduskogukond sinu jaoks tähendab? Minu jaoks, kui me vaatame maakoolide piires seda, siis mina näen just, et kohalik kogukond ning hariduskogukond, need käivad käsikäes. Kui me vaatamegi nüüd näiteks küla või alevikku, kus on kool, siis tihtipeale on see kool ka selle kogukonna süda, kus asjad toimuvad päriselt. Aitäh! Aitäh! Kas ma küsin, Kerten, su käest seda ka veel, et sa oled Tallinnas praegu ikkagi, ma tean, et sa oled seal teinud ka, tegeled noorte robootikaringide ja asjadega, et seal on nagu ka omamoodi, see on see nii-öelda huviõppe. Kas sa näed seal ka mingit kogukondlikkust või see ei laiene sinna? Ma usun, et sealt võib kogukonda ka ikkagi leida, et jah, huvikoolis töötan, olenemata minu vanusest, olen juba lausa 4 aastat huvitegevusest õpetanud või andnud, juhendanud. Ja eks sealt moodustavad ka kogukonnad, sõbrad moodustavad seal, inimesed, kellega sa väljas käid, ikkagi mingisugune seltskond moodustub, kellega sa tegeled seal. Okay. Ma ütlen siis nii palju, et Kerten on täna 17. Aitäh, Kerten. Ole hea, Marika. Jaa, et mina näen ka, et kogukonda ühendab ühine huvi mingi teema vastu ja koolikogukonda siis peakski ühendama huvi selle vastu, kuidas piirkonnas haridus elab, kuidas haridusvaldkonna läheb ja koolikogukond või ütleme,
maakooli mõistes kindlasti ei ole ainult need koolis õppivad lapsed ja õpetavad õpetajad, vaid mina näen, et kooli kogukonnas on ikkagi kõik piirkonna inimesed, keda huvitab piirkonna hariduse käekäik. Ja need inimesed võivad mõnikord olla ka ära kolinud juba, nad võivad olla näiteks vilistlased, aga nad on tõeliselt huvitatud ja nad panustavad. Et selles mõttes võib tõesti seda kogukonda hästi erinevalt vaadata, aga ikkagi see ühine mingi huvi ja panustamine on see, mis ühendab. Aitäh! Ja, et ma sain viimasena vastata, mul tuli mitu mõtet nagu siit eelkõnelejatest, et üks asi on see, et ma vaatasin, kus see vesi pärit on, et see on Saaremaalt ja minu siis nii-öelda nooruspõlve kodu ja ema elab seal siiamaani, on 140 meetrit sellest samast Saaremaa veetehasest. Ja sealt jääb üks kool, Lümanda kool, jääb 5 kilomeetri kaugusele ja Kihelkonna kool 6 kilomeetri kaugusel. Mõlemas on sündinud 2018 aastal 6 last. Ühte kooli läheb järgmine aasta 93 õpilast, teise kooli vist 7 õpilast. Mina olen siis selle 7 kooli õpilase nii-öelda õpilastega kooli Kihelkonna kooli kogukonna liige. Ehk miks ma seda räägin, on tegelikult, et kogukond hariduse mõttes ja kogukond selle piirkonna mõttes on minu jaoks 2 täiesti erinevat asja, sest kogukond on need, ütleme hariduskogukond, kergejõustikukogukond, margikogujate kogukond on kogukond, kes võitleb või hoolib mingist konkreetsest teemast. Ja mina väidan näiteks, et hariduskogukond näiteks Kihelkonna vaates ei kattu üks ühele Kihelkonna külakogukonnaga, sest miks muidu nemad panevad väga paljud oma lapsed siis Lümande kooli, jah, ta on suurem, seal on võib-olla mingid teenuseid rohkem, võib-olla ka haridustase mingites vaadetes parem, aga mina näiteks ei ole otseselt seotud enam Kihelkonnaga. Ma elan sealt 20 kilomeetri kaugusel, mu lapsed käivad Kärle koolis, aga ma olen hariduse mõttes, ma pean ennast väga Kihelkonna kogukonna, hariduse kogukonna nagu liikmeks. Ehk minu hinnangul jah, on see nagu ülioluline, et inimesed, kes võitlevad ja hoolivad mingist piirkonnast või mingist teemast, on siis selle kogukonna nagu liikmed. Ja kahjuks need jah, piirkonna kogukond siis küla mõttes ja hariduse mõttes sageli ei kattu. Et see on see asi, millega ka mina praegu näiteks Kihelkonna puhul just tegelen, et kuidas tuua need, kelle lapsed käivad praegu Lümande koolis, kuidas tuua nad tagasi Kihelkonna hariduse kogukonda, et nemad hakkaksid uuesti panustama sellesse, et kool ei läheks järgmine aasta kinni, vaid 330 aastat hariduselu Kihelkonnal jätkuks. Aitäh, Madis! Kuna sa tõid nüüd selle väikese kooli sellisel moel esile, küsimus teistele, kuidas teie, kui väiksest koolist teie tulete? Et kus teie esimesed kooliaastad kulgesid ja kas te olete saanud päris sellist väikse kooli elu maitsta ja seda hariduskogukonda? No mina olen lõpetanud Nursi põhikooli, seal oli minu lõpetamise ajal kuskil üle 60 õpilase. See oli üks äärmiselt tegus ja soe kool, mis andis mulle väga palju nagu kaasa. Siis olen õppinud suures linnakoolis, jah, ei soovita kellelegi seda kogemust. Ja ülikoolis ka siis linnas muidugi. Aga kui ma Mõniste kooli läksin tööle, siis ütleme, et seal on olnud aastate lõikes enam-vähem 100 lapse ringis. Ja see on siis nagu lasteaed põhikoolina tegutsenud. Aitäh! Ega mul palju aega möödas ei olegi, et paar aastat tagasi sai lõpetatud kool nimega Kohtla-Nõmme kool. Väga tore kool, andis mulle väga tugeva põhja, et enda õpinguid jätkata. Ja kui eelnevalt öeldi, et ei soovitata minna linnakoolidesse, siis mina ütlen kerge südamega, et kindlasti mingegi, kui te lõpetate maakoolis kooli ära, siis ma soovitan teil minema minna, aga lepime kokku, et tuleme tagasi kunagi ja anname need teadmised, mis me nüüd oleme linnas õppides, ülikoolis õppides, anname sellele kogukonnale tagasi. Et tõesti see põhikool, mille ma lõpetasin, see oli 100 õpilast, kui mina lõpetasin. See on, väike kool, samas ka suur, kuna seal on ka lasteaia osa, aga kool, kuhu ma nüüd läksin, on Tallinna Polütehnikum, ehk mõned teavad, varsti läheb kokku Tallinnasse teiste kutsekoolidega IT-kolledžiks, IT- ja tehnikakolledžiks, kus on 6000 õpilast. Ja ootan põnevusega, kuidas see elu seal käima hakkab, sest
ei tea, mis kogemus see olla võib. Nojah, võib juhtuda, et see kogemus, millest Marika ei soovitanud kellelegi, et võib juhtuda, et koged ka seda. Et 6000 tundub nagu niisugune päris müstiline number ja kui räägitakse seda, et hariduskogukonna, see on niisugune rahvusvahelised uuringud ütlevad, et hariduskogukonna ideaalne suurus on 300, maksimum 350 inimest. Et siis on võimalik nii, et kõik tunnevad kõiki. No jah, seal Tallinnas oli peamine probleem see, et nii palju duubeldamist oli nendel erialadel, et kui sul seda sama eriala on kilomeetri kaugusel õpetatakse, siis seda ei ole mõtet, et ma nüüd ei, alternatiiv näiteks ühendamise asemel oleks olnud see, et olekski jaotatud Tallinna piires või mingi ringkonna piires ära, et mis koolid võivad mingisuguseid erialasi õpetada, et seda duubeldamist just nimelt oleks vähem. Ja see oli ka see probleem tegelikult, miks selline otsus tehti. Okei. Aitäh. Vallo, kus koolist sina siis alustasid? Lõuna-Harjumaalt Kose keskkoolist, päris korralikult suur kool, algklassides seal 40 alla klassis lapsi, nii et see kogemus on olemas. Ja selle ma lõpetasin ka nii, et iseõppimise muljeid nagu mujalt ei ole. Pärast ülikooli esimene koht oli õppejuhataja koht Kohtla-Nõmme koolis, siis oli 102 õpilast seal, et me oleme nagu ka ühes koolis olnud ja ma olen väljaspool koolisüsteemi ka olnud ikkagi nagu omavalitsustasandil Täiteamet ja poole peal, aga koolides siis Jõhvi gümnaasiumis, mis oli suhteliselt suur kool, Tamme gümnaasium ja kool, mis on väga suured koolid ja nüüd siis väike selline Lüganuse tutvus, et kuidas päris väike kool välja näeb, nii et ma arvan, et täitsa põnev selline kombo on, et ühe plussid, miinused, teise plussid, miinused, aga iseõppimise kogemus jah, nagu väga väikses koolis, aga kui me telefonis rääkisime, et minu esimene üllatus Lüganusel, et seal juhtus, et kõige väiksem oli lõpuklass 9, 3 õpilast. Tulles suurest koolist vaatas ossa, pagan, et see ei ole üldse kooli moodi, eks see 3 õpilast 9. ja et mis materjal ka see on. Ja siis, kui kevad oli käes, siis ma sain aru, mida tähendab nüüd efektiivsus, kui õpetaja on 3 õpilasega klassis. Et kui minu hinnangul ma mõtlesin ossa, mis nüüd riigieksamitest tuleb, kõik, et Reima ebaõnnestus nüüd, et nii halvad tulemused ja väga vinged olid. Et 3 õpilasega klassis, ma arvan, võeti neilt tõeline maksimum välja. Nad teostasid kõrvalkivile koolist olime tunduvalt paremad kui suured klassis. Et hinnates tõesti neid 3 õpilast, et neist võeti tõepoolest maksimum välja ja seda võimaldab väike klass. Kui me räägime lapse arengu mõttes, siis neil oli kõige ideaalsem võimalus. Suures klassis nad oleks olnud tunduvalt viletsamate tulemustega. Ja saatus on meil nagu rikastanud ka sellega, et kui Eesti iseseisvus, siis oli meil nagu selline suur seltskond, külaliikumist õpetati välja, sama laevaga läksime Rootsi Miksarv ja siis tulime tagasi, kordades käisime, mina olin siis, kes õpiringe ja täiskasvanute koolitus õppis ja kui täiskasvanute normrühm, mis nagu toimib, on 6-8, üle 10 ei ole nagu väga hea. Miks ma arvan, et lastega siis nagu teistmoodi parem on? Et pigem hakkavad need hädameetmed, et kuidas ta siis 20, rääkimata 40 klassist, eks ju. Et Lüganuse näitas, et see ideaalrühm 6-8 seal 10 annab ideaalseid tulemusi. Ja üks moment, Kerten, Madis palus ennem korraks, et teeme järjekorras. Ma lihtsalt täpsustan üle, et mina ei ole käinud kunagi väikekoolis, ma olen Kihelkonna kooli lõpetanud, aga ma lõpetasin ta 96. aastal koos 136 ja siis koolikaaslased, nemad, meil oli vist 15 oli siis 9. klassis, et mina pigem räägingi nagu maakool, lihtsalt nüüd on need maakoolid, kus mina olen siis seotud olnud, kus ma olen käinud, on jäänud hästi väikseks, et minul isiklikult ka ei ole nagu otseselt nii väikse kooliga, jah, mul on ema olnud seal 40 aastat õpetaja, ma tean, ta on kogu selle aja 160 kuni nüüd 7 õpilasega läbi käinud, aga isiklikku kogemust ei ole, et ma pigem olengi nagu see nii-öelda maakooli ees seisja, mis mul endal isiklik kogemus väikekoolina nagu selles vaates puudub ja järgmine kool oli minul siis 1100 õpilast Kuressaare gümnaasium ja siis oli juba Tallinna Pedagoogika Ülikool, et jah, lihtsalt, et oleks selge, et ma ise ei ole käinud 10, 20, isegi 50 õpilasega koolis. Okei, aitäh sulle täpsustuse eest, Kerten. Nagu Vallo välja tõi, siis just nimelt see õpilaste ja õpetaja vaheline individuaalsus, see õpetaja päriselt teab,
mida see õpilane oskab, kuidas ta läheb millegiga. Minul oli põhikooli lõpetades 10 õpilasklassis, aga kui ma nüüd esimesele kursusele Tallinnas läksin, oli mul 34 õpilasklassis. Minu ajalooõpetaja teab siiamaani ainult mu perekonnanime. Anonüümsus garanteeritud, jah. Kas tahad, Marika, midagi lisada? Ei, hetkel ei. Okei, et Vallo sekkus siin sellesse meie siis tehisaru ossa, kui me arutasime seal seda, et mida kuskilt Soomest, Rootsist ja võtta, ja tõid välja seda, et nende PISA on allakäiguteel ja ma pean ka tunnistama, et olles suhelnud viimased 6-7 aastat tihedalt Soome teadlastega, haridusteadlastega, siis ja tuletan meelde, et me ilmselt kas 2 aastat tagasi vist siinsamas saalis konverentsi käigus Tiiu Kuurme tegi ettekande Soome hariduselust või siis väikekoolide sulgemisest, mis juhtus seal, eks. Et kui olukord, kus regionaalselt siis suleti 1000 kooli ja eesmärk oli hoida kokku raha. Ja nüüd on siis need metaanalüüs, mis tehti 30 aasta jooksul, see protsess käis, et raha kokkuhoid muutus suuremateks kulutusteks, sest need laste kõik need muud tegevused, asjad, transpordid ja muud, kõik läksid kordades kallimaks, kui arvati. Aga mis oli kindel tagajärg, oli see, et tulemuseks seda ei saa nimetada, eks. See tagajärg oli see, et 5-8 aasta jooksul need kogukonnad lagunesid. Kultuuriline kollaps. Ja noh, siis parafraseerides ühte Hüvasküla ülikooli haridusjuhti, siis ega ei olegi enam muud, kui tuligi NATOsse astuda, kui ma ta käest küsisin, et miks te soomlased NATOsse astusid, siis ta ütles, et tuli minna, sest need külad, mis ennast kaitsesid, need külamehed, kes ennast kaitsesid talvesõja ajal, oma küla ja oma kodu, et need külad on tühjad, et see Soome perifeeria on tühi. Ja nüüd me tegelikult näeme, eks ju, see on see, mis toimub kõrval riigis. Ja see on nagu elav eeskuju, võiks öelda. Samamoodi me näeme seda, mis toimub siis sellises ka pedagoogika võtmes. Et see Soome õpetaja vabadus, mida on nagu väga pikalt toodud ühe esimese olulise asjana, sest ka soomlased on, haridusteadlased ütlevad, et nemad ei oska seletada PISA fenomeni. Sest nende nägemist mööda ei ole ühtegi asja, mis võiks seda tagada kuidagi Soomes. Aga kui, siis see on õpetaja vabadus. Ja täna on paraku olukord selline, kus õpetaja vabadus Soomes on järjest suurema küsimärgi all. Ja see oli ilmselt see, mis Vallo siis hommikul pani ka või lõunapaiku pani siis ütlema, et kuulge, vaadakem, mida me ise teeme, mida naabrid on teinud ja prooviks nende vigadest ka õppida. Nüüd täna oleme me siis olukorras, kus me tegelikult teame, et nende maakoolide sulgemine ei ole hea mõte ja seesama 2 aastat tagasi, eks ju, olid sina, Madis, veel, siis olid regionaalminister ja Kristiina Kallas haridusministrina ütlesite siin väga selgelt, et rohkem koole sulgeda ei saa ja põhimõtteliselt see protsess siis ka selliselt päädis, ütleme, et see suur sulgemise laine sai läbi. Aga nüüd on küsimus, et kas selle 2 aasta jooksul on nüüd ka tegelikult nendes koolides tekkinud mingisugune, maakoolides tekkinud mingi rahunemine. Kuidas teile tundub? Kuidas meie elu läheb maakoolides? Ma arvan, et siin tasub nagu meenutada seda, mis ma enne rääkisin puldist, et kõik on tihedalt seotud. Ja kuna omavalitsuste majandusbaas järjest nõrgeneb,
see on omaette teema kõik, aga tegelikult see suutlikkus ka neid alles jäänud maakoole hoida järjest tõrgeneb, aga koolides teatakse, see omavalitsuste hädasolek paistab välja, mõni on päris kriisis, siis see nagu vähendab turvatunnet, et meie omavalitsussüsteem on totaalses kriisis. Ei hakka täna siin arutama, aga kuna see kõik põimub ja see mõjutab ka väga selgelt koolivõrku ja siin ei tohi lahendus olla nii nagu et riik võtas kõik üle, siis Eestit me ju taastasime sellepärast, et Nõukogude Liidust välja pääseda, mitte nüüd põgeneda jälle samasse süsteemi, vaid kuidas üles ehitada omavalitsussüsteemi, mis oleks võimekas. Siin on väga palju puudu riidil nagu usaldusest ja julgusest delegeerida koos ressurssidega neid ülesanded ja suutlikkust. Praegu tegelikult riik süsteemselt rikub Euroopa kohaliku omavalitsuse hartat, mis eeldab, et kõik tagatakse ressurssidega ülesanded. See on kõige rohkem rikutud üldse nagu seadus Eestis. Põhimõtteliselt kogu aeg rikutakse seda. Ja kui riik suudab üles leida julguse muuta omavalitsusi suutlikuks partneriks, siis on päästetud ka kohalike koolide süsteemi ja loodud ka turvalisus. Sest kui omavalitsus on käpuli, no siis on raske ka kooli hoida. Okei, Marika, sa tahtsid midagi kohe selle peale öelda? Jaa, ma selle küsimuse vastuse peale ütleks, et rahunenud võib-olla natuke ajas sellepärast, et valimised varsti tulemas ju omavalitsustel. Aga ma tooksin ühe probleemi siit välja, et mille peale peaks mõtlema, et edaspidi sellist tõmblemist, poliitilist tõmblemist jääks haridussüsteemis vähemaks, et enne Vallo Riima väga kenasti tõi välja selle kodanikuühiskonna olulisuse, et meil on ju aastast 2002 hakatud üles ehitama teadlikult kodanikuühiskonda ja mis me praegu näeme, mis meie avalikus ruumis toimub, on hakatud sellist kodanike aktiivsust demoniseerima. Näiteks riigimeedias avalikult ministrid on mõnitanud inimesi, kes näiteks oma piirkonna mingite probleemide eest julgevad ja tahavad sõna võtta ja tahavad kaasa rääkida. Et me peame sellelt teelt tagasi keerama normaalsusesse, hakkamagi asju arutama ja ülioluline just ka Eesti nagu rahvuse säilimise ja meie julgeoleku, meie tuleviku mõttes on ülioluline lähtuda tõesti sellest kodaniku ühiskonnast, kodaniku tahtest, kohalikust kogukonnast. Ma toon näiteks Rõuge vallas tehti haridusreform. Jõudis ka nagu siia vähemalt Lõuna-Eesti ajakirjandusse kohalike elanike protest nende reformide vastu ja just põhjus, millest see kõik algas, oligi see, et kohalik vallavõim ei kuulanud kohalikku kogukonda, ei arutatud läbi, see aruteluprotsess jäi ära. Ja teine probleem, mis ma tooksin siin veel välja selle asja juures, on see, et keegi justkui ei vastuta. Et haridusministeerium ütleb ju korduvalt ja korduvalt on öelnud, et nemad ei pane ühtegi kooli kinni. Kohalikud koolid paneb kinni kohalik vallavõim. Kohalik vallavõim ütleb, aga meil ei ole nagu ressursse, meil ei ole võimalusi, sageli me näeme, et need otsused on politiseeritud, volikogu liikmetele ei saa ju ette heita seda, et nad ei tea haridussüsteemi põhjani, nad igaüks lähtuvad oma maailmavaatest asjade otsustamisel ja sellest infost ja sisendist, mis neil on. Et ma näen, et kui me mõtleme täna ka lahenduste peale, siis ma näen, et väga oluline oleks võib-olla seada mingi selline piirang, et ükski selline haridusmaastikku puudutav otsus ei tohiks käia niimoodi nipsust, et nüüd täna otsustame ja aasta pärast enam seda kooli ei eksisteeri, vaid need peaks olema, ütleme, et koolidel peaks olema kindlus, õpetajatel peaks olema kindlus, kogukondadel, et need otsused peaks olema pikemat aega ette teada, juhul kui neid tehakse, ja see eeldab läbi arutamist ja mõtlemist, läbimõtlemist kogukondades. Ma võib-olla nüüd läksin natuke liiga laiaks, aga sellised probleemid. Tundub ole täiesti teema sees hariduskogukond ja selle roll regionaalpoliitikas täiesti adekvaatne. Ma tahaks võib-olla ühe täpsustuse teha, et sa ütlesid, et võiks tulla tagasi normaalsusesse, siis siin ma julgen öelda, et me oleme normaliseerinud päris hulle asju.
viimastel aastatel ja mulle tundub, et ka selline just kiirustades ja poliitilistel ajenditel asjade ärategemine on kujunenud normaalsuseks. See on nagu normiks. Normaalsus tuleneb sõnast norm. Ja kui meil täna on norm on selline, et tegime otsuse ja teeme ära, me oleme tegude inimesed, siis selline normaalsuse aspekt võib tähendadagi seda, et me ühel hetkel saame aru, et me ei taha selles normaalsuses olla. Ole hea, Kertin, Anna. Tähendab, tuli praegu meelde, et selles samas normaalsusse, millesse viited ja mis on nagu väga veidraks läinud, on mõned näited, et väga selgelt on haridusministeerium seostunud ja ka nüüd see suur Tallinna keskne nagu mõtlemine, kus on väga palju arvamusliidreid ja ka kogukond, et selleks, et õpetaja palka saaks tõsta riik, samas suur Tallinnas, kus on ju valdav osa õpetajad ja on vaja koole kinni panna. See on üksüheselt ministeeriumi dokumentides, ma olen ka lugenud mitme aasta tagant juba neid, kus on väga suur arv koole, mis selleks kinni panna ja finantsmudelis nagu tuletatud nii, aga kui sa kuulad igasuguseid ajakirjanike debatte, siis see on täiesti kinnistunud ka Suur-Tallinna inimeste mõtlemises, et tulebki kinni panna, sest muidu ju palgad ei tõuse. Jah, see on normaliseeritud selline seos omavahel. Jah. Ma ka ütleme küsimuse juurde tulles, et tegelikult ma olen nõus, et riigi rahastusmudel nii-öelda kohalikel omavalitsustel on tegelikult tekitanud ka olukorra, kus kohalikud omavalitsused oma 50–60% hariduseelarve osaga on ainus reaalne koht, kus üldse on võimalik midagi siis kärpida või kokku hoida, et teha midagi muud, sest kõik ülejäänud read on sisuliselt niivõrd ära seotud ja siis me jõuame paradoksaalselt selleni, et meil ongi ainus variant on hakata neid kool üle vaatama, hakata vaatama, kuidas me saaks kulusid just haridusest kokku hoida, et siin ongi ühtepidi, jah, mina ja Kristina Kallas siin 2 aastat tagasi mäletan väga hästi seda, et tõesti, et see ring on täis. Ma olen ka töötanud läbi kõik Eesti nii-öelda üldhariduskoolide nii-öelda taustad, asjad, vaadanud sinna sisse viimase 20 aasta vältel ja viimase 14 aasta vältel, lihtsalt statistika oli kõige lihtsamini kättesaadav. Ja tegelikult me näemegi, et jah, olukord on oluliselt normaliseerinud, protsess nii-öelda koolide sulgemise osas on pidurdunud, aga tegelikult ega kohalikel omavalitsustel pääsu ikka ei ole, sest reaalsus on see, et vahendeid juurde ei tule, elanikkond pidevalt väheneb, välja arvatud siis Suur-Tallinn ja mõned piirkonnad veel Eestist, et tegelikult see ongi jah kurb olukord, et ühtepidi riigina ütleb, meie ei pane koole kinni, seda teevad kohalikud omavalitsused, aga teistpidi, mis on need kohalike omavalitsuste valikud, aga ma toon lihtsalt sellest samast vaates veel ühe asja nagu sisse, et mulle väga meeldib, kuidas üks Eesti Päevaleht on teinud väga põhjalik analüüsi Eesti koolivõrgu kohta. Ja ma olen ka selle põhjal nüüd analüüsinud läbi ka kõik meie, viimati oli vist 216 üldhariduskooli ja nende siis õpetajate töötasu ja mis sealt välja joonistub, ongi see sama, mida, ma ei tea, kas Vallo või kes ütles, et kus kohas me Eestis saame maksta 1,2 keskmist Eesti palka õpetajatele, kus piirkonnas me saame pakkuda 1,0 ja samal ajal kohalik omavalitsus peab veel juurde panema, et saada isegi see 1,0 kokku, sest meil on kõik seotud jätkuvalt ikkagi tegelikult pearahaga, ehk mida rohkem lapsi, seda rohkem raha, mida vähem lapsi, seda vähem raha ja olemegi sellises nõiaringis, kust välja tegelikult ei saa, et siin olekski vaja nagu väga selgelt ja üheselt tuua hoopis teistsugused rahastusmudelid ja mulle väga meeldis, Vallo, see, mis sa siin välja tõid, et linnakoolide ja ütleme siis maakoolide, väikekoolide nagu rahastusmudel ja see mõõdikute nagu baas peaks olema täiesti lahku tõmmatud, et see on ainus võimalus, kuidas me siit nõiaringist välja saame. Aitäh, Madis. Mulle tundub nüüd, et siin ongi väga hea koht tõstatada üks niisugune palgaküsimus. 2 kuulutust, Iisaku ja Aavinurme, otsime õpetajat. Iisakus palk võimalik 800 eurot kõrgemat maksta. Mis lootused on Aavinurmel?
et see tähendab seda, et see on tegelikult nüüd, see on poliitiline otsus, eks ju. Oli poliitiline otsus, et maksame Ida-Virumaale õpetajatele palka rohkem ja see oli selles mõttes ju igati hea selleks, et lahendada seal tõsine probleem. Aga nüüd on nagu küsimus, et me oleme sellega nagu tupikus. Ja mis me selles olukorras ette võtame, eks ju, et kas võtame Avinurme tagasi Ida-Virumaa. Võtame Avinurme tagasi Ida-Virumaale. Jah, me võiks siis Avinurmes sõja kuulutada Ida-Virumaale alla anda esimesel lahingupäeval. Aga kas, Madis, sina oled seda valdkonda tudeerinud põhjalikult, et kas sul on mingisugune ka mudel, mida võiks tegelikult rakendada? On sul ka juba kuskil nagu kurdude vahele tekkinud? No esimene asi, mis puudutabki seda, ma ei tea, kuidas te täna hommikul siin seda matemaatika vist teemat natuke puudutasite, aga mina olen selles mõttes nõus, et kõik hakkab pihta hariduse tasemest, just ka väikestes, ükskõik kui väikese kool on, tegelikult lapsevanem vaatab selle järgi. Konkreetne näide, mul alati meeldib näidetega. Minu piirkonnas, kus minu lapsed käivad koolis, maakoolis, on üks kool, kes asub Eestis siis top 20, üks kool, kes asub Eestis top 80 ja siis 2 kooli asuvad juba 100 ülespoole. No mida ma lapsevanemana vaatan? Loomulikult ma vaatan seda, et ma tahaks ka, et minu laps saaks võimalikult tugeva, enne kõike siis matemaatika nii-öelda baasi, sest sealt sõltub jälle mitmed teised erialad, loomulikult ka eesti keel ja kõik teised on tähtsad. Ja sealt ma hakkangi ise ka vaatama, et mis on need nüüd argumendid või kuidas konkreetne kool saab endale paremaid õpetajaid või miks teine ei saa. Ja mina olen ikkagi nii-öelda arutlenud oma, et tegelikult siin peaks kas kohalik omavalitsus ja riik, ja ma küsisin ka seda haridusministrilt, et kuidas me tegeleme haridusliku ebavõrdsusega, mis hakkab üldiselt pihta õpetajate kättesaadavusest konkreetsesse piirkonda, see sinu näide, mis sa küsisid, et üks maksab 800 eurot rohkem, teine 800 eurot vähem, et tegelikult siin peaks olema väga selge nagu sekkumine kas kohaliku omavalitsuse poolt või riigi poolt, et meil ei tohi tekkida koole, kes on, ka Saaremaa näitel, meil on kool, kes on stabiilselt 150 pluss, nii-öelda siis selles Eesti nii-öelda edetabelis. Ja kiidame või kirume seda edetabelt, aga minule ta selles mõttes meeldib, et annab päris hea pildi näiteks, kui palju lapsi lõpetab 4 aasta jooksul gümnaasiumi, kes lõpetas konkreetse põhikooli, missugune on seal keskmine matemaatika tulemus, missugune on eesti keele tulemus ja sellest lähtuvalt, mis iganes on see nagu lahendus, aga me peame sekkuma, jälle, võib-olla liiga palju näiteid spordist, aga kes teavad maailma kõige paremini toimiv siis liiga on National Basketball Association, see on siis NBA Ameerikas. Ja seal on nii, et võistkond, kes iga aasta jääb lõpupoole, ta saab valida endale paremaid siis korvpallureid järgmise aasta nagu draftis. Räägime seda ka õpetajate vaates, et kogu aeg, kui sul see liigub, et mitte kedagi ei lasta kukkuda nagu radarilt läbi, mitte kedagi ei lasta liiga kehvaks kukkuda, et mingi kool on. Ja kogu aeg aidatakse alt ülesse, kogu aeg aidatakse alt ülesse. Ja hariduspoliitiline otsus. Täpselt, hariduspoliitiline otsus, et ma arvan, et me praegu olemegi kuidagi liiga lihtsalt nagu ise leppinud olukorraga, et jah, see kool on kogu aeg olnud selline, las ta olla, seal on ka oma konkreetsed lapsed ja lapsevanad, kes tahavad käia, aga kogukonnad ei ole või nagu regionaalselt, me ei ole ju nii, et on piirkonnad, kus õpivad lapsed, kes on siis Eesti mõistes 150 ja pluss, ja siis on piirkonnad, kus meil on lapsed, kes on Eesti mõistes 15 ja top seal sees. Et selles mõttes ta ei ole nagu loogiline, et meil saab selline olukord olla. Et ma arvan, et üle Eesti on igal pool on väga taibukaid lapsi ja igal pool on lapsi, kes võib-olla nii hästi ei tule mingi aine välja. No nii, ole hea, Kerten. Õpilase seisukohalt tahaksin kommenteerida, et vaadata neid tabeleid, et mis kohal sinu kool on ja kus teised on, siis päriselt, kus õpilane tahab õppida, seal ta saab õppida ning tegelikult õpilase vaates niivõrd suurt erinevust ei olegi. Kuid tuues nüüd selle pearaha mängu, siis näiteks miks võib olla mõni kool siis sealt tabelist allpool on näiteks see, et tahabki endale rohkem raha saada ja võtabki endale rohkem õpilasi ja ma tean päris näiteid, kus seda tehakse. Mul oleks äkki paar lahendust. Jah, ole hea, Marika. Et tegelikult sellisele tugevale maakoolile, kus siis võetakse arvesse nii tulemusi kui koolikliimat, võiks anda sellise
kindlused, mingi, ütleme, on ta siis märk või mis iganes kujul, et vot nüüd me seda kooli kinni ei pane. Et te teate, et te olete tugevad, te olete mingid asjad saavutanud ja me anname teile selle garantii ja kindluse, et see kool jääb ja me hakkame seda kooli mudeldama teistele nõrgematele. Et see üks mõte ja teine, et kunagi oli selline algatus 2006 loodi nagu kooli katsuja ja sisehindamine. Et mingi hetk tehti see sisehindamine vabatahtlikuks. Ma arvan, et selle peaks tagasi tooma. Ja siis need, kellel tõesti on nagu vajakajäämisi, neid peaks siis nagu tugema ja aitama kaasa, et olla tugev maakool. Ma jätkaks siit, meil kui väga hästi nagu see asi läheb, et nüüd nende koolide nende näitajate nagu näilisus, et ma olen ise neid mänge ka mänginud juba siis, kui Jõhvi gümnaasiumi direktorile sai mõne aastaga 100 pealt tõstetud Eesti 26-ndaks. Need mängud käivad nii, et ühelt poolt sa teed aeglasemat tööd tasemega, sai ka matemaatika reaalsed tasemed üles aetud, teiselt poolt sa pead tegema väga head PR-tööd, et tekiks reaalne konkurents, et sul jääks ukse taha mingi osa ja neid keskmisi mõjutavad väga palju, kui sul on paar-kolm keerulist sees, nad tõmbavad sul keskmist oluliselt alla, sul on vaja konkurentsi, kus need ei pääse sulle sissegi. Siis ühel hetkel Jõhvi gümnaasiumi, kui me läksime mahtusid tõstma, et võtta nagu eestikeelset gümnaasiumiharidust maksimaalselt Jõhvi gümnaasiumisse, mis hetkega tähendas seda, et sa selle kriteeriumi kaotasid, sul läks kohe alla. Ega kool jäänud viletsamaks. Ta läks laiapõhjalisemaks, muutis kontingenti, aga kohe nagu keskmine langes, et mis mänge sa mängid. Kui sul on nagu, ütleme, koolipoliitiline, et Jõhvi gümnaasium võtaks maksimaalselt suurt osa turust, siis see poliitika eeldas kohe, et sul see keskmine langeb, sest sul konkurents kadus ära, sa läksid laiapõhjaliseks. Või sa tahad ainult tippu ajada, siis peab sul olema võimalus jätta ukse taha nüüd need, kes viivad sul keskmisi alla. Kui sa jälgid Tartu koolide, Tallinna kesklinna koolide, need toimivadki selle põhjal. Et see repliik tuli selle pealt, et kui tuli väga õige märkus, et koolis sees ei ole taset näha, see on statistilised näitajad. Ja statistikas sellest tulenevalt tekivad suured kõikumised, see ei näita kooli taseme muutust. Ma tuletan meelde, et aastaid tagasi õpilasesindused, siis Eesti õpilasesindus ja Eesti lastevanemate liit koos töötasid välja, ma pakun, et see oli 10-11 aastat tagasi, panime mingisugused 15 erinevat näitajat, mille järgi siis tegelikult võiks koole võrrelda. Ja see eksamihinded olid seal täiesti 5. järgulised. Et kõik valdavalt olid seal just see sisehindamine, ehk siis kuidas õpilased tunnevad ennast, see oli üks kõige tähtsam näitaja, kuidas õpilased tunnevad ennast. Ja siis tulid kõik järgnevad, aga paraku toonane minister arvas, et see on niisugune hea kodutöö, aga ei lähe teps mitte arvestuse alla ja jäi see asi pooleli. Ma ütlen lihtsalt lühikese kommentaar, et näiteks üks näitaja, mis võib-olla, mulle väga meeldis see, mida sealt otsast öelda, aga üks asi, mis mind nagu meeletult häirib, on see, et kui ma näen, et näiteks konkreetne põhikool ja lõpetajate osakaal siis, või lõpetajate protsent järgmise 4 aasta jooksul keskharidus on 48%. Ja siis ma näen teised koolid, kus on 96, 97, 92. Ja vaata, see on see, mis mind lapsevanemana paneb juba mõtlema, et aga miks see nii on? Et ma olen nõus, et need matemaatikaeksamid ja need mis iganes, et seal on väga palju anomaaliaid sees ja võib-olla midagi veel, aga see on asi, mida mina lapsevanemana näiteks tunnen, et keskhariduseni ma tahan, et ja sellised näited on konkreetselt olemas ja mina ütlen, et seal peab see kohalik omavalitsus sekkuma. Ei tohi olla olukorda, kus on kool, kelle vahemaad on võib-olla seal 25 kilomeetrit, ühel on see protsent 48 ja teisel on see protsent 96 ja see ei ole ühe aastal, et sul on 6 lõpetajat ja siis 6 lõpetajast juhuslikult 3 siis 4 aasta jooksul ei ole saanud veel keskharidust, et see statistika on mõnes mõttes saatanast, aga ma arvan, et seal on päris palju asju, mis tegelikult annavad võimaluse kohalikul omavalitsusel ja ka riigil vajadusel sekkuda, kui me räägime veel kord piirkondlikust koolist, mis on
kodulähedane kool lapsele ja me ei räägi eliitkoolidest Tallinna, Tartu mõistes, mis ei ole kodulähedased koolid absoluutselt enam, et igat pidi me kõiki statistilisi jah, nad on hoopis teistel alustel, nad ei ole kodulähedased koolid. Aga mina räägin maakoolist, mis tegelikult peaks olema kodulähedane kool ja kodulähedane kool peaks pakkuma võimalikult head haridust, mitte nii, et meil on mõni kodulähedane kool 48%-ga ja mõni kodulähedane kool 96%-ga ja see on permanentselt aastate jooksul. Jah. Aitäh, Kerten, ole hea ja siis Marika. Rääkides väljakukkumistest või mitte kooli lõpetamisest, siis nüüd, kui tõstetakse õppimiskohustus 18-aastase peale, siis ma näengi, et kõige suurem väljakutse meie haridussüsteemis on see, et kui neid noori nüüd suunata kuhugi, kas nüüd kutseharidusse, kas nüüd akadeemilisse keskharidusse, siis tuleb luua tugev tugistruktuur ja päriselt ei tohi enam olla vahet, et millise põhjaga see õpilane sealt põhikoolist tuleb. Ta peab saama hakkama nii gümnaasiumis kui kutsekoolis. Ja ma usun, et see ongi nüüd väljakutse tulevikuks. Okei, aga sina ise valisid kutse, miks? Jah, minul oli kutseharidus väga-väga teadlik valik ja põhjus, miks ma seda tegin ja tegelikult siinkohal pean kiitma, mis meie haridus elus muudetud on, see, et minu eriala oli juba mitu aastat 4-aastane, sest ma olin IT-akadeemia erialal, see andis mulle võimaluse õppida matemaatikat, inglise keelt, eesti keelt võrreldavas mahus gümnaasiumi õpilastega, gümnaasiumis, mis õpetatakse. Ja ma ei näe probleemi, et mul oleks nüüd tulevikus raskusi nendega konkureerida ülikooli astumisel. Ja mis enam, ülikoolides on tegelikult, ma näen, et ülikoolidel on korduvalt lihtsam mind õppima võtta, näiteks kui ma soovin, praegu õpin tarkvararendust, ütleme, et ma tahan minna informaatikat õppima, siis minul ei tule esimese semestri lõpus, et oi, see ei ole vist minu eriala. Ma juba tean, mis eriala on, ma saan sellel tugeval, praktilisel põhjal panna teooria ka juurde ning on tohutult hea haridus. Kas ma saan praegu aru, sa räägid ikkagi polütehnikumist, eks ju, et seal on sul praegu 4-aastane programm, mitte 3-ne? Jah, tegelikult see IT-akadeemia oli 3-s kutsekoolis, Tartu rakenduslik kolledž, nüüd see nimega siis Ida-Virumaa kutsehariduskeskus ning Tallinna Polütehnikum, aga nagu me nüüd teame, siis kõik erialad lähevad 4 aasta peale ja ma usun, et see paneb noori ka nüüd mõtlema, et mis valikut teha ja ma usun, et see meelitab ka päriselt noori, kes varem on tegelikult tahtnud tulla kutseharidusse, aga just mitte tulnud selle pärast, et nad kardavad, et neil ei ole ülikooli astumisel piisavalt head põhja. Aitäh sulle, Marika. Ja ma tahtsin öelda, et kui me täna siin mõtleme selle peale, et kuidas nagu hoida ja tugeda maakooli, kooli kogukonda, siis ma arvan, et selle sisehindamise nii-öelda päris ellu tagasi toomine ja selle sidumine võib-olla ka siis rahastamismudeliga võiks olla üks lahendus. Et me oleme 2009 aasta oli vist see, kui me võtsime maakoolidega kokku pead ja käisime ministeeriumis, arutasime ja diskuteerisime, kuidas rahastamismudelit paremaks muuta. Tollel hetkel tulid siis koefitsiendid ja maakoolide mõistes see läks nagu rahaliselt olukord paremaks. Et võib-olla oleks nüüd aeg uuesti maakoolide juhtidega panna pead kokku, teha oma ettepanekut ja paluda end lauda võtta haridusministeeriumil, sest praegu me näeme, et see mudel, mis on, ei ole jätkusuutlik. Okei, üks moment, ma huvi pärast küsin, kas saalist on ka kellelgi küsimusi tekkinud? Et kui tekib, andke julgesti märku. No nii. Mul oli selle sama viimase, et mis oleks see lahendus. Minule väga meeldib näiteks Eesti 3 siis püsiasustusega Väikesaare rahastus, mis on siis saarvallad, Ruhnu, Kihnu, Vormsi rahastusmudel tulenevalt siis sellest, et
keegi teist ütles või sina ütlesidki, et võiks olla mingi kindlus, et ei panda kinni või ei ole ohtu. Nendel saartel kehtib see, et see on vist juba, ma ei mäleta, võib-olla isegi sinu ajal juba vastu võetud või millal iga... Saarelised piirkonnad olid ka maapiirkonnad, nagu Avinurme. Me tõime üle selle sama mõiste nagu a la Avinurme taolistega saareline piirkond. Ei ole keset merd, aga on keset maad. Ja seal on antud nendele, minu teada, ma ei mäleta, mis see palgafond oli, et sõltumata õpilaste arvust, selle territooriumi peale me anname iga aasta nii palju palgafondi. Ja mis on ta loonud? Ta on loonud tegelikult selle kindlus, et mitte kunagi, kui ei tule just väga halva mõttega siis valitsust, me ei kaota nendelt saartelt koole ära ja tegelikult seda territooriumi mõistet võiks oluliselt rohkem anda, et nende ma ei tea, 1000 ruutkilomeetri peale me anname igal juhul haridusse sellise raha, isegi kui seal on vahepeal võib-olla 25 õpilast või 15 või 60 õpilast, et see on nagu see kindlus andmine ja minul isiklikult see saarte nii-öelda rahastusmudel siis koolidele väga meeldib, sest seal ei ole sellist stressi, ma tean kõiki neid vallavanemeid väga hästi ja ma olen nendeks suhelnud siin aastakümneid ja tõesti, see on loonud selle olukorra, kus kool ei ole nendel number 1 arutelu teema selles vaates. Ja, no kui vaadata nende saarte nii-öelda hariduslikke tulemusi edasiõppimise kontekstis ja siis sealt tulevad väga head näitajad. Aga see, Vallo, muuseas, räägi lahti ka see saareline piirkond. Et see üks on nüüd, et väike saar, aga tegelikult see saareline piirkond, kuidas seda eristada? Kuna regionaalmissite alla käivad need samad väikesaared ja seal on sellised vahvad nagu vedajad, nagu siis Mark Soosaared ja kõik muud, kes selle käima panid. Ja nii tekivadki nagu sellised teatud terminid. Ja kuna nüüd sisemaad kaardistades tulevadki välja teatud piirkonnad, mis on suhteliselt omaette, elanike arv võib-olla liiga väike, mõned näitajad liiga madalad, ja neid ei päästa ka liitmine, see hakkab viib kogu nende arengu alla. Ja siis ongi vaja neile luua sarnased meetmed peale, nagu nendele samale väikesaartel. Ja sellest tuligi see nime ülekandmine, saareline piirkond. Ta on suhteliselt omaette, toimib hästi, toimimise üheks eelduseks on kooli olemasolu, aga ta ei allu nendele normkriteeriumitele. Ja liita ka kuhugi ei saa, sest ta on natuke omaette ja liitmine selgelt kahjustaks või viiks nagu kollapsisse. Ja nii ta tekkiski, aga mul tuli nüüd üks sellest ühest anomaalse kooli näitest, kus on püsivad nagu teistsugused või kehvemad näitajad, et seal võib olla mitu põhjust. Loomulikult alati võib olla vilets juhtimine, mitu muud asja, aga on üks nähtus veel nagu haridusmaastikul olemas, et need on sellised rändavad lapsed ja lapsevanemad, kes otsivad, kel on teatud probleemid, võivad olla sotsiaalprobleemid, veel mingid erivajaduse teemad, nii tahate ju ka tunnistada, sest kus paberi kätte saad, siis kõik tuttavad teavad, et mul on erivajadusega laps ja näiteks Tammes oli meil üks näide, kus laps alustas Tallinnast, sügisel jõudis Jõgevale, talvel jõudis meile Tammesse, kevadel ei läinud. Väga suurte sotsiaalprobleemidega pere, iga kool, kes hakkas tegelema, sealt koolist pere põgenes ära. Lõpuks maanduvad sellised pered väikekooli, kes ellujäämiseks vajavad statistiliselt lapsi, kes ei hakka nüüd urgitsema tema sotsiaalprobleemides, asjades, mida nad kaitsevad ennast selle eest. Nad vajavad tohutut abi, aga nad ei taha nähtavaks muuta. Siis on veel päästetakse oma väikse kooli statistikat erivajadustega lastega, sest rida vanemaid ei taha neid paberid vormistada, sest see muudab nähtavaks. Ja siis otsitakse väike kool, kus on tegelikult väike klass, kõik need, mida eriklass nagu tooks, nad saab väikses koolis ju kätte, aga siis hakkavad nagu nad kuhjuma ja kooli näitajad lähevad kohe, ta pole ju ametlikult ju, nad pole erivajadustega lasteks vormistatud. Ja mul on ka näiteid Tartust, kus üks selline tuntud Tartu pere, väga keeruline laps, küll võitles vastu, aga sai lõpuks paberid kätte, ta nii häbenes, et ta kolis Tallinnasse, et ei saa ometi tuntud pere, et tal on erivajadusega laps, et see on vanematele suur probleem. Ja nad sellepärast nagu peidavadki neid sageli väikestesse maakoolidesse, kus on turvaline, väiksed rühmad, nende laste probleemid saavad lahendust, aga kui neid kuhjub palju, ma tean mõnda väikest maakooli, mille klass sisuliselt koosnebki erivajadustega lastest ja enam ei saa võrdseid näitajaid. Et siin tuleb vaadata sisse, mis seal taga on. Ma olengi nõus, et tegelikult ma tean tausta ka täpselt nende koolide puhul, aga siis me võtamegi selle ära, et ta ei ole enam kodulähedane kool klassikalises mõttes,
sest kui seal on nüüd nagu need perekonnad, kes vaatavadki seda näitajaid ja nad viivadki lähimasse mitte sellesama asustusüksuse kooli näiteks, et noh, see on suur probleem ja mis iganes see lahendus on, et nende laste jaoks peavad olema ka siis kas eraldi klassid, eraldi koolid, ükskõik kas mingi regioonipõhiselt, aga see on ebaaus nende laste vanemate suhtes, kellele on see kõige lähem kool, ehk ta on kodulähedane kool ja vaata, seda ei tohiks lasta tekkida. See on väga tõsine probleem ja väga keeruline ja on reaalselt nagu selles koolivõrgu maastikus sees, teeb keerulisemaks. No nii, aga mis siis tegelikult võiks olla sellises olukorras? Kui valdav see probleem on? Süvenev, kahjuks süvenev ja kui vaadatagi neid tulemusi ja minnes natukene ka nende koolide sisse, siis tegelikult see on näha, et täpselt seesama, need samad lapsevanemad, isegi nad ei pruugi kolida sinna piirkonda, vaid hakkab üks pendeldamine siis hommikuti autoga õhtul tagasi, et seda on näha, ma julgen väita, väga paljudes Eesti maakondades, kus on selline tendents. Ja seal ilmselgelt ju ei ole ka mingit sunnimehhanismi, mis võiks seda, ja kui me looksime mingi sellise sunnimehhanismi, siis me oleksime nagu niisugune Põhja-Korea juba. Aga noh, põhihäda on selles, et just seesama oma kontingent põgeneb eemale. Ja siis nad saavadki täiesti teise näo. Okei. Aga vaadates täna seda Eesti koolide arvu, mis on siis läinud sinna 150 peale taandunud, 500 peale taandunud, siis saab öelda, et ilmselt nagu väiksema arvuga me enam nagu maaelu säilitada ei suudaks. Aga kui me nüüd soovime seda arvu säilitada ja soovime tegelikult siis seda kvaliteeti tõsta, ja ütleme, et me võiks äkki tõesti siis mingi rahastuse mudeli peale mõelda ja teha mingisuguseid vahvaid ettepanekuid. Nüüd ma tuleks siis tagasi selle saarelise lähenemise printsiibi juurde. Et kas see on midagi, mis tegelikult eksisteerib praegu meie seadusandluses, on olemas veel? Ta nagu juhtumipõhiselt minu teada nagu on, jah. Ütleme, et kodulähedase kooli mõiste alla nad mahuvad kõik, sest seal on see vahemaa, kas oli see 60 minutit, või ma ei mäleta, see oli nii suur, et sisuliselt me saaks veel 200 kooli kinni panna, et ilma, et ta läheks selle seaduse pügalaga vastuollu. Samasugune kriteerium on tegelikult meil gümnaasiumihariduses, kus on ka nii-öelda need söörikud tõmmatud Eestisse, et kui kaugel peab olema lähim gümnaasium, ja seal on täpselt sama teema tegelikult, et seal on veel võimalik kokku tõmmata, ja mina ise ütleski, et tegelikult me peaksime seal need tingimused natuke karmimaks viima, et jälle, kui lähim gümnaasium jääb tulevikus lapsest 50 kilomeetri kaugusele, siis ma arvan, et see on natuke liiga kaugel. See on liiga kaugel, kui me vaatame riigigümnaasiumite võrgustikku, mida tahetakse teha ja siis veel sulgeda siin päris hulk siis kohalike omavalitsuste gümnaasiumit. Mina seda plaani õigeks ei pea, aga jah, siin saaks teha küll tõesti see saareline, mis iganes, olgu see 6 klassi puhul siis, ma ei tea, 20 kilomeetrit, siis järgmine aste seal põhikooli puhul, ma ei tea, 30, gümnaasiumi puhul ka 30 võib-olla, et tegelikult seda saaks väga hästi teha ja seda toetab ka minu meelest väga hästi Statistikaameti analüüs, mis on tegelikult ju Eesti lapsed 1–18, tegelikult meid kõiki on pannud ju Eestis kastide sisse, me näeme ülitäpselt ära, kus kohas meil inimesed elavad, kus kohas lapsed elavad, et ei saa tekkida ka olukorda, kus me tõesti hoiame mõnda kooli lahti, sellepärast, et ma ei tea, ta on ajalooselt nii olnud, aga seal regioonis meil ei ole enam neid täpikesi, et reaalseid lapsi ei ela seal enam, et selline asi, et hakatakse linnas sõitma nüüd maale kooli, kus ei ole ta tegelikult ta tegelik elukoht, et ma arvan, ka see pole päris õige, aga sinna meil õnneks veel väga pikk teed. Praegu on reaalselt need koolid, need 511 kooli vist minu meelest Eestis veel üldhariduskooli ja siis teisi kooli, et nende puhul on ikkagi meil reaalselt ka lapsed olemas, vähemalt kriitilise arvuna. Ja Marika? Ja mul on veel see mõte või et ma ei tea, või küsimus, et kuidas me seda probleemi siis lahendame, et kui meil on need lapsed seal ja meil on kõrvuti 2 kooli ja ühes koolis on näha, et sünde on ja ütleme, piirkonnas sünde on olnud ja ütleme, laste arv oleks kasvav. Samas kõrvalkoolis on pigem kahanev. Aga kuna volikogus on teatud poliitilised jõud,
siis otsused tehakse mõnikord nende järgi. Et kuidas me kaitseme neid päriselt tugevaid maakoole selle poliitilise tõmblemise eest, et minu arust see on ka üks oluline küsimus, et see, ja sellepärast ongi tähtis anda nagu koolidele nagu pikemas perspektiivis selline kindlustunne, et selliste poliitiliste kiirete, ma ei tea, volikogu liikmete vahetuste või tõmbetuulte tõttu ei peaks koolikogukonnad kannatama ja et neid selliseid otsuseid, nii olulisi otsuseid ei tohi teha niimoodi kiiresti, et meil on konkreetselt näide, ma võin tuua siin selle Rõuge valla näite, on ju, et tehti see koolide ühendjuhtimise alla viimise otsus ära peale seda, kui kogukond oli väga palju vastu protestinud ja ei lastudki kogukonnas, ei lastudki kooli kinni panna. Aga täna on seis selline, et nüüd on aasta aega kool eksisteerinud, siiamaani puuduvad õppekavad, arengukavad ja nii edasi. Et ennem peaks olema need asjad kõik läbi mõeldud ja valmis ja alles siis tehakse otsused nagu reaalseks. Et see on ka üks küsimus, millele tuleb nagu leida vastuseid ja hakata otsima kohe ja kiiresti. Poliitiline kultuur ja ole hea, Valdo, ja siis ma tahaksin, Kerten, sinu kommentaari, poliitiline kultuur, kuidas me saaks ühiskonnas poliitilist kultuuri muuta? Ütleme, selle näite puhul on täpselt sama nähtuse tegemist nagu riigi puhul, et kus on ametkondlik juhtimine, et probleem, et seal piirkonnas laste arv väheneb, on regionaalpoliitiline ehk kompleksne, ehk horisontaalne. Ja seda ei päästa koolide liitmise lahutamisega, vaid tuleb ette võtta, mis on nüüd selle väikse mikroregiooni probleem, mida annab seal teha, et pidurdada laste vähenemist, et veel parem tõsta, nii tuleb mõtelda, kool on üks element. Ja ükskõik, kuidas me mängime, see on nii nagu, ütleme, halduspiiride muutmine, liidad, lahutad, et pooleteistkordseks, see ei muuda, kui sa ei tegele põhiasjadega, mis on regiooni probleemid, omavalitsuste kogu eelarvesüsteemi, et see on kõik väline. Et ka koolide liitmine, lahutamine, kokkupanemine ei muuda ju seda regiooni, miks seal lapse arv nagu väheneb. Siis ta ju kiireneb veelgi. Kas meil on eesmärk, et maal elaks inimesi? Siis tegeleme see mikroregiooniga, juurprobleemidega, otsime, kõik on väga keerulised, need on väga rasked, pikad. Aga üks on selge, et kui me nüüd viime sealt need vähesedki lapsed naaberpiirkonda, siis kõik see kiireneb. Kas meil on eesmärk kiirendada vähenemist, siis on mure mahas, on karud seal inimeste tasemel, või on meil eesmärk, et ikkagi veel mõnda aega oleks seal inimesed. Ja seal on palju muid tegevusi veel lisaks sellele koolile. Tuleb ette võtta see kompleks, kui see mikroregioon, võtta lahti, kuidas sinna ikkagi inimesed jääks elama, tuleksid juurde, seal on hästi palju teisi tegevusi veel. Nii tuleb mõtelda, kool on ainult üks element. Okay, see on siis nagu regiooni pikk arengukava, pikk pilt, et kõik näeksid sinna kaugele. Ega meil ei ole eesmärk kool iseenesest, meil on elav piirkond eesmärgiks. Ja kool hariduse nii-öelda vahendajana on siis nagu lihtsalt üks tööriist, mis siis hoiab seda kogukonda elus ja seda tulevikku, seda regiooni selle konkreetse riigi ja rahvuskultuuri jaoks olemas. Et kui me võtame nüüd selle aspektide koolilt ära, siis me võime tõesti nad koondada mõnda hiigelkooli kokku ja on palju ökonoomsem, aga kui me eeldame, et koolil on see aspekt, siis me peame lahendama seda ikkagi regioonipõhiselt. Ja päästma regiooni tervikuna, mille sees on üks päästemehhanism on selle kooli teema. Just. Aitäh, Vallo. Kuidas sulle tundub, Kerten, mis asi võiks, sa oled noorte volikogu liige, sa näed, mis toimub nagu poliitiliselt ümberringi selles nii-öelda suures poliitikas, sa vist ise ei kuulu ühtegi noorte poliitilisse ühendusse või? No kuulun küll. Kuulud, jah. Aga jah. Selles mõttes ma nõustun siin Valloga, et kui me päriselt tahame sellises maapiirkonnas neid õpilasi juurde saada, siis meil peaks olema selline pikk plaan või siin tuleb teha selline ongi plaan, kuidas neid sinna saada juurde, sa ei too neid lapsi 1 aastaga sinna ega 2, selleks ongi vaja pikalt mõelda. Aga noorte esindajana siis, mis selles poliitilises kultuuris muuta, et mina näen seda, et noori tuleks kaasata rohkem otsustusprotsessidesse
ja just nimelt hariduspoliitikas ei tohiks olla otsused keskpärased, need peaksid olema noortepärased. Ja enne sai ka Valloga räägitud siin, et kuidas kaasatakse näiteks noori vallavolikogu alalistesse komisjonidesse. Ja ma usun, et see on koht, kus noored näevad, kuidas seadusandlus toimub, kuidas anda noorele võimalus olla osa sellest ning ma usun, et täna lähevad asjad juba paremaks, kuigi on siiamaani palju omavalitsusi, kes näiteks ei võta mõnda noortevolikogu enda alalistesse komisjonidesse ega kaasa noori või veel enam, mis mulle üldse ei meeldi, arvavad, et noored teevad puhtalt emotsioonipõhiseid otsuseid ega usu noortesse ja see on probleem tegelikult ühiskonnas, mida tuleb lahendada. Ärge arvake, et noored on lollid, palun. Me õpime ning ka poliitikat tehas õpib. Ja Marika, ennem veel, kui sõna annan sulle, küsin, et kas saad sa välja ka öelda, mis poliitilist suunda sa oled valinud? Mina toetan liberaalset maailmavaadet, kui sa nüüd seda küsid, et jah. Okei. No õnnelikud nemad. Aitäh sulle, Marika. Ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma olen väga nõus selle tähelepanekuga ja ma näen ka, et väga palju on sellist formaalset kaasamist, et kaasamist justkui tehakse, aga reaalselt ma näen ka seda praktikas, olen näinud päris palju, kuidas noortele infot ka presenteeritakse, et saada nagu selline manipulatsioonivõtted, mida kasutatakse. Ja teine pool ma olen näinud seda, et kuulatakse küll ära, aga siis öeldakse, et me oleme targemad, et me teame teie eest nagu teist paremini. Et ma olen väga nõus, et igas maapiirkonnas peaks selline noorte volikogu töös olema ja neid otsuseid peaks ka reaalselt kuulda võtma. Et need mehhanismid tuleb tööle panna. Aitäh, Reagert. Just, ja mida siis noortele tegelikult vaja on? Meil on vaja tugistruktuuri ja nagu me võime enda kamba kokku ajada, kellega me tahame midagi ajada, aga meil on päriselt vaja mentorit või kedagi, kes meid aitaks selle juures, sest ise noortevolikogu näol ma näen, et tegelikult on raske hallata ja seda peab õppima. Ja tuua nüüd jällegi see kaasamise asi, et Eestis on väga palju noori, ilmselt, ma ei tea, äkki lugesite uudist, et palju noored ei õpi ega tööta, nad lihtsalt on. Ja mina näen, et seda probleemi saab jällegi lahendada noorte kaudu. Kui mingi ametnik läheb rääkima noorele, et mine õpi või mine tööta või vaata, kui lahe see on, see asi võibki päriselt olla lahe. Aga see noor ei kuula, sest neid riiklikuid kampaaniad on niivõrd palju, et ta lihtsalt ei usu neid. Aga kui me saadaksime päriselt noore, näiteks minu, õpin kutsehariduses, saadaksime minu näiteks põhikooli lõpuklassidele rääkima, mis see kutseharidus on, kuidas ma tunnen ennast teiste noorte kõrval, siis ma usun, et selle oleks mõju rohkem. Suur tänu, aitäh, Gert. Ole hea, Madis. Ja, et ma lihtsalt enda nooruspõlve meenutan, et mind absoluutselt ei huvitanud poliitika. Lihtsalt, et sellepärast ongi hea, et tegelikult me peakski leidma sinusugused ülesse, keda see huvitab, sest ma olen nõus, et see on hoopis teine vaade, hoopis teine pilk, kui 40-sed, 50-sed või 70-aastased annavad, aga pigem ongi see jah, et noortele olen ka ise päris palju vaeva näinud, et saada nagu noori ja ei leia neid terasid, et kes tahaksid, kõik ütlevadki, et ei, et meil on nagu teised huvid või asjad, et aga ma loodan ka, et see kultuur on muutumas, et tuleb noori, kes tegelikult tahavad kaasa rääkida, sest kogu ühiskonna hääl peab nagu kõlama, et selles osas ma olen kindlasti väga nõus. Aga teine asi, mis ma tahtsin korra lühidalt öelda selle just maakoolide ja selles vaates ja mis puudutab ka noori, siis minu hinnangul tegelikult need noored, kes on ise tulnud maalt,
vaatavad teistmoodi ja siin me jõuame ka selle Suur-Tallinnani, et tegelikult praegu otsustajate hulgas, olgu ükskõik mis tasandil, on üha vähem neid, kes tegelikult ise tunnetavad seda maaelu. Ma olen ise proovinud Riigikogu liikmete pealt üles nagu lugeda, et kui palju on Riigikogu liikmeid, kes tegelikult elavad maal, kelle lapsed tegelikult käivad maakoolis ja kes tegelikult tunnetavad seda probleemi, mis on seotud olgu ühistranspordiga, näiteks huviharidusega, mis on maal üks suurimaid väljakutseid, miks ikkagi väga palju peavad lapsevanemad sõitma või koolitransport peab olema teistmoodi korraldatud, et sealt hakkab see väga palju pihta, aga vaadates 100 aasta tagust ajalugu, siis Lääne-Saaremaa, Muhu saar, Kagu-Eesti, mõned piirkonnad veel, mis olid kõige tihedama asustusega Eestis tol hetkel üldse. Tegelikult meil on seda ajaloolist mälu peaks olema, kust nagu tuleb see, et jah, me tahame, et see maaelu säilib, aga kui see usk ära kaob ja kui see nagu tunnetus ära kaob, mis on nagu üha keerulisem ja keerulisem sinna Tallinnasse viia või Toompeale või Stenbocki, siis sealt ongi seda väga raske nagu ümber teha ja üks väike repliik veel, mis puudutab seda kogukonda ja hariduskogukonda, siis ma ei tea, küsige näiteks, kui tugev see on Rae vallas või mõnes teises Suur-Tallinna ümber olevas siis omavalitsuses. Ma kardan, et see on väga, väga ahtake just selles vaates, et seal puudub see turvavõrgustik, sest kõik vanaemad ja vanaisad on jäänud ju siia piirkonda, Saaremaale, Hiiumaale, kus iganes need 136 000 inimest viimase 20 aasta, kes on Tallinna ümbrusesse kolinud, et nad on kusagilt tulnud. Ja tegelikult see on nii lai kompleksne teema, aga ma ütlen, et inimene, kes on ise igapäevaselt selle asja sees, tunnetab hoopis teistmoodi. Ja võt, Vallo, kui sa lubad, ma ennem sind veel ütlen välja veel korra selle mõtte, et mis hommikul sai ka öeldud, ühes teises kontekstis küll, et meil ei ole uuringuid. Võt see on nüüd see valdkond, kus mul on nii kahju, Veronika Kalmus liikus koju ja teisi sotsiaalteadlasi meil täna ei ole, et need on valdkonnad, mis vajaksid sisulisi uuringuid ja need on uuringud, mis peaksid olema ka kõik rahvale täiesti selgelt, lihtsalt lahti kirjutatud, kättesaadavad. Kõik haridusuuringud, kõik regionaalsed uuringud, kõik Eesti uuringud, mis on tehtud Eesti rahva raha eest, peavad olema väikeste sisuliste kokkuvõtetega, selgitustega rahvale avalikud. See võiks olla meie teadlaste üks niisugune korralik panus. Ole hea, Vallo. Kõik see on õige, aga tegelikult nüüd valdav osa probleeme, mis põllu peal vajavad lihtsalt tegemist. Väga nüüd robustne näide, kui prügi on maas, siis ei ole vaja uuringuid, mitu inimest on vaja tõstmiseks ja kõik, vaid kummardada ja üles võtta. Ja ongi kõik lahendatud. Enamik probleeme on selles, aga nüüd sellest samast noorte toetamisest absoluutselt õige, aga neid näiteid on täiesti olemas ja mida saab ka riigi poole nagu üle delegeerida, näiteks Jõhvi puhul. Nüüd selle perioodil me võtsime ka muuseas Toila eeskujul, tema on meie mentor, kuna Jõhvis nagu seda noortetööd ei olnud ja kõik noorteparlamendid asjad ja õppisime Toilast, aga üks asi veel, et aktiivsust on vaja kasvatada ja võimaldada ka eksimisi. Et üks nagu probleem on selles, et noori saa kohe suure projekti juurde lasta, sest eksimine tähendab nagu jama. Siis me tegime eraldi noorteprojektide pisiprojektide fondi, kus saavad ka õpilasesindused ja kõik noorteühendused saavad taotleda väiksed summad, teed, läheb metsa, ei ole midagi, proovid uuesti, kasvad, õpid, siis saad juba suurte projektide juurde nagu mentorlus ka kõrvale, et ise teha peab olema ka natuke tugiressursse, motivatsiooni ja see on kasvatamine. Et liidame selle pedagoogilise poole ka omavalitsustöösse, uue põlvkonna kasvatamise samm-sammult nagu suuremate probleemideni usaldame. Algus ongi nii, et see eksimine on kõige parem kasvataja ja eksida mõtet ikkagi väikeste projektidega. Ja ma arvan, et seda kogemust saab delegeerida ka riigile, kus saab luua ka sarnaseid asju, et noored saaksid katsetada, proovida, ise teha, kasvatada julgus, siis ka teised noored näevad, et kogu asjal on, et meid usaldatakse. Ja ma arvan, et sellist näiteid saab veel tuua. Nii et see on nüüd see prügi üles korja, me teeme ise selle ära. Jah. Ma olen nõus, Ülo Vooglaid ütleb ka selle kohta väga ilusti, et selleks, et aru saada, kas väljas on öö või päev, ei pea tegema teadusuuringut, et vaata aknast välja. Ja ma päris ei pidanud seda silmas, vaid pigem siis seda, et täpselt nii, nagu te Madisega mõlemad selgitasite seda olukorda, mis tegelikult toimub nendes väikestes koolides
ja mis on need sotsiaalsed faktorid, mis tegelikult sunnivad viima lapsi siis kihelkonnakooli asemel kõrvalkooli. Et need on nagu kõik niisugused asjad, mis tegelikult oleks hea teada, sest see on ju see, mis mõjutab meie elu reaalselt. Ja vastus on tegelikult see, et kõik on hästi individuaalne. Et mõnel puhul on see, et üks laps pidi juba siis, kuna Kihekonnal on 6-klassiline kool, pidi minema 7. Siis võtab õde-vend nii-öelda sappa, ema viib. Teine põhjus on see, et mingil põhjusel on siis keegi sõber juba rääkinud, et väike klass, ma lihtsalt tean neid vestlusi, nagu mis on teinud, et see, et kui sul on klassis 3 õpilast versus kui sul on klassis 9 õpilast, et mida meie kõike saame rohkem teha jälle. Siis need samad suure, juba, Lümanda ei ole suur, aga ütleme 90 õpilasega kool, missugused on erinevad siis projektid, missugused on erinevad tegevused, olgu need siis klasside sisustused, õppetegevused, asjad, et niivõrd erinevad põhjused on, aga peamine on ikkagi see, et lapsevanem kuidagi tunneb, et sealt laps saab parema baasi, kus siis edasi minna juba gümnaasiumisse, kutsekooli, et jah, aga ühtset vastust ei ole, et selle oleks üks vastus, et näeb, põhjus on see, küll me suudaksime selle ära lahendada, ütleme siis Saaremaa vallana või kus iganes Eestis, aga põhjused on kogu aeg ja lõpuks ongi tulemus, igaüks toob väikese mingi pusletüki sinna lauale ja vaatad, kui ongi kool tühi. Aga ühtegi sellist suurt nagu hetke ei olegi, et nüüd on see krõks, meie 10 lapsevanemat võtsid otsuse vastu, et viivad oma 20 last Lümanda kooli. Ei ole olnud sellist asja, et nad on vaikselt hiilivalt on tulnud ja tulemus on see, et ühes on 93 ja teises on 7 ja Alevik, Kihelkonna on suurem kui Lümanda. Töökohti on rohkem kui Lümandas. Lapste sündide arv on sama, mis Lümandas. Jah. Ja mina pean tunnistama, et olles ka paarikümne aasta jooksul neid sääraseid hariduskogukondi mentorina toetanud, siis jah, ma olen nõus, seal on alati taga personaalsed otsused. Aga nende personaalsete otsuste all on teatud allhoovused ja need on sotsiaalsed komponendid, mida tegelikult meil oleks vaja uurida. Et mis on see, mis tegelikult nüüd toimub. Kui me vaatame oma peavoolu meediat, siis meil oli siin hommikupoolses arutelus oli ka seda, et kuidas on võimalik, et peavoolu meediasse pääsevad ikkagi ka täna sellised vigaste faktidega üllitised, mis siis teevad nii-öelda karuteene, lapsevanemale ja süstivad talle pähe igasuguseid nagu mitteadekvaatseid mõtteid selles olukorras. Fakt on see, et see faktikontroll kui selline on aeg-ajalt nagu farss, et ta läheb nagu täiesti teise äärmusesse kuskile ära ja me ei saa ka panna nagu seda mingisugust joonlauda sinna külge, eks ju. Erinevat infot peabki olema võimalik saada, vaadata erinevate nurkade alt seda asja, aga kusagil on mingid kultuurilised, sotsiaalsed piirid, mida me peame olema suutelised omavahel kehtestama. Ja see ongi see samamoodi, et see Lümanda ja Kihelkonna kogukond, eks ju, kui nemad omavahel tegelikult teeks kas või lihtsalt sellise suuremate perekondade kokkusaamise arutada, näiteks, et mis asi see on, siis see võib aidata aru saada, mis on tegelikult nagu personaalsel tasandil otsuste aluseks olnud, mis on need sotsiaalsed vood. Ja nüüd, kui ma mõtlen veel selliste asju, mille osas uuringuid ei oleks võib-olla vaja teha, siis see, mida Kerten välja tõi, see noorte otsustamise koht ja vastutuse võtmise koht, siis miks peaks minema noor volikogusse? Noorte volikogusse, et saada otsustada, kui see võiks olla tema koolielu igapäevane osa? Paljudes koolides ongi igapäevane osa, et meil on koolides õpilasesindused ja ma olen ikka oma mantrat, tugistruktuur on see, mis tegelikult hästi paljud õpilasesindused passiivseks teeb. Kui on hea huvijuht, kes hoiab seda, kes aitab, siis tegelikult õpilaste kaasamine on ka koolisiseselt tohutult hea. Ja
ning õpilasesindusest kasvabki välja ja miks mitte mitmes kohas korraga olla, nii noortevolikogus kui õpilasesinduses, et mina näiteks seda olen Tallinnas õpilasesinduses, Ida-Virumaal noortevolikogus. Ja tööd jätkub ja õpib palju. jah, ole hea. Võin lihtsalt täiendada, et minu jaoks tegelikult ju seesama nii-öelda poliitika või poliitikas osalemine noorte poolt on tegelikult üks huvihariduse ju selge grupp, et nii nagu meil on nagu väga selgelt korraldatud, ma ei tea, jalgpallitreening, ma ei tea, viiuliõpe, mis iganes huvialad meil veel koolides on, tegelikult seesama, ma saan ka aru, et see tugivõrgustik, mis näiteks huvihariduses meil on väga selgelt 4 korda nädalas trenn või proovid või midagi sellist, ma saan aru, et tegelikult see peaks olema ka poliitika huvihariduses nii-öelda samamoodi ja see väljendub siis mingi otsustuses, nii nagu ta on esinemises läbi muusika, spordivõistlustes läbi spordi, samamoodi siis ka poliitikas läbi siis selle noortevolikogu ja läbi mingisuguse otsustustasandisse kaasamise, et ma olen nõus, et see on tegelikult oluliselt nõrgem, kui ta on nagu klassikalistes huviharidusvaldkondades. Aga mina paneks ta täpselt samasse kategooriasse tegelikult. See on ka täpselt samamoodi noortele mingisuguste oskuste nagu vilumuse siis kasvatamine ja läbi selle siis mingisugust oma, ma ütlen, noored peavad peale kooli minu meelest ka midagi veel tegema ja see on täpselt samamoodi nagu need teised asjad. Jah, noortevolikogud ja õpilasesindused lähevad mitteformaalse hariduse alla. Okei, ja mina tahaks siis natukene iriseda siin selles konkreetses teemas läbi selle, et juba mõiste huviharidus on huvitav, sest tegelikult peaks kogu haridus olema huvitav. Kellel on olnud matemaatikaõpetaja või keemiaõpetaja või vene keele õpetaja või eesti keele õpetaja, kes on suutnud teha nii huvitavaks selle aine, et sa lihtsalt lähed nagu vahenuga läbi või, eks. Näitab seda, et see on tegelikult võimalik. Ja selles samas võtmes, eks ju, sellised huvitatud õpilased on ka kõige selgemalt aktiivsed, sest nemad võtavad isiklikult oma otsuse peale, võtavad vastutuse olla aktiivne, sest nendel on põnev selle täiskasvanuga koos liikuda selles konkreetses ruumis ja pole vahet, kas see on poliitiline või on see matemaatiline või on see keemiline lahendus, vahet ei ole, jah. Ma vastan ka, kuidas see tekkis, et see tekkis nagu võrdluses kohustusliku õppekavaga, et vanasti ei olnud need igast valikained ja et õppekava on kohustuslik ja siis on mingi lisandus, mis on huvide põhisel. Nii ta tekkiski. Ma mäletan, et kuna minul on ka see haridusfoorumi minek, et kunagi, kui ta hästi toimekas oli, siis sai Jõhvis tehtud ka üks foorum, kohe koolis ka üks eelfoorum ja siis sai tehtud üks töörühm, mis oli huvihariduse integreerimine siis tavakooli õppekavaga. Aasta oli 2003 ja ma mäletan, et Eesti mitmed, ma ei hakka nimesid nimetama, neil hakkas piinlik praegu, hariduskurud küsisid, aga Vallo, miks sa sellise, meil on praegu üldhariduse konverents, miks sa sellise töörühma tegid? Aasta 2003 ja teema oli siis huvihariduse integreerimine üldhariduse nagu õppekavadesse ja nagu tervikmudeliks. Seda arusaamist veel ei olnud. Nüüd on see nii nagu õhk. See tähendab, me ikkagi liigume ja teatud asju omandame, aga tegelikult nüüd siin on pikk tee edasi minna, kuidas need kaks sulandada kokku, muuta paindlikumaks, huvitavaks, sest see paindlikkus on hästi tähtis siin. Et edasiliikumist on, aga ma arvan, et me oleme ikkagi tee alguses veel. No Saksamaal on selle põhjal välja töötatud täielik süsteem, mille nimeks on kogupäevakool, mis tähendabki seda, et koolipäevad algavad mitteakadeemiliste tegevustega ja siis lähevad pärast siis, kui lapsed on ennast käima jooksnud, saavad siis kõige muuga edasi tegeleda. Ja see on nagu sisuline integratsioon. Aga nüüd, kui me tuleme tagasi, sa tahtsid Kerke midagi lisada, jah, ole hea. Noorepilgust jällegi, et tegelikult sellise mitteformaalse hariduse lõimimine formaalharidusega täitsa töötab ja on tehtud. Mõned aastad tagasi, kui mina peamiselt tegelen robootika valdkonnas, siis seda on võimalik rakendada väga mitmetesse õppeainetundidesse. Näiteks oligi üks robootikakomplekt ja Tallinnas ühes koolis siis oli täitsa robootikalabor või niisugune klass, kus olid siis õppematerjalid ning erinevad aineõpetajad käisidki oma tundi seal tegemas, näiteks see on robot, mis sõidab, otse.
sa saad näiteks programmeeritada, saad panna näiteks kindlalt ühikut sinna, jällegi õpid ühikute teisel tabina, matemaatika. Sama asi ka loodusteadusega ja ning saab lõimuda küll, isegi muusikaga saab lõimuda. Et kui väga tahad, siis leiad selle ühenduse koha kõikjal. Ning ma pean seda veel eriti oluliseks, et minu puhul on see väga olulist rolli mänginud, eriti just programmeerimine. 8. klassis mul tekkis huvi selle vastu ja ma läksin programmeerimiskursusele. 8. klassis mu hinded olid sellised 3, matemaatika oli veel 2,5. Ja kui ma selle programmeerimiskursuse lõpetasin, siis ta näitas mulle, kus päriselt matemaatikat vaja on, kus päriselt läheb seda füüsikat ja kõike vaja, ning selle arvelt kõik minu õppeedukus tõusis. Ja lõpetasin põhikooli niimoodi, et tegi matemaatika lõpueksami 5. Kas selle ajendiks oli mis? Kas see oli keegi, kes sind juhendas või see oli sinu enda sees tekkinud impulss? Mis ajendas mind programmeerimisega tegelema, oli see, et hästi teretulnud on tegelikult koolidesse erinevad õpitoad. Meil käis Kohtla-Nõmme koolis toona siis sükene Tartu Ülikooli tudengid tegid noored koodi, mitte kooli, aga koodi. Ja siis nad õpetasid meile natuke neid aluseid, robootikas olin ka põgusalt programmeerimisega kokku puutunud, aga siis ma nägin päriselt, kuidas kirjutada, päriselt on ka matemaatika sees, ja hakkasin sellele päriselt huvi tundma ja sealt see huvi tekkis. Et tegelikult ma tean, et aineõpetajad proovivad nii palju lõimuda ja näidata õpilastele neid näiteid, kuidas on nende õppeaine seotud päriseluga, matemaatikas kas või ehitusülesannetega, et neid tekstiülesandeid on ju tegelikult küllalt neid seal õpikutes, kus sa peadki põranda pindala leidma, aga see ei ole midagi reaalset ning õpilane vaatab sellest läbi lihtsalt. Okei, aitäh sulle, Kerten. Ja mulle tundub, et kuidas saalis, kas on tekkinud küsimusi? Meil on nüüd, jah, ole hea, tule võtta üks mikrofon. See on võib-olla niimoodi mitmete teemade arutelude taustal olnud. Üks on see, et 2 aastat tagasi, kui ministrid käisid kohal ja haridusminister ütles, et rohkem koole me ei sulge, siis selle taustal, et üldse ministeerium ei sulgenud koole, vaid omavalitsused sulgesid koole, siis murelik inimene hakkas kohe mõtlema, et nüüd hakatakse leidma viise, kuidas koolid sulguvad ise või koole hakatakse kärpima. Ja esimene mõte oli, et nüüd hakatakse ilmselt gümnaasiumeid sulgema, sest et koolide sulgemine on kogukonnas valulik, peame neid hakkama muul viisil kinni keerama aastahaaval, sest et kui gümnaasium kinni pannakse, siis ministeeriumis on see teave olemas, et need põhikooliealised õed-vennad võetakse kaasa teise suuremasse kooli ja koolid sulgevad ennast ise. Ja teiselt poolt tuleb meelde, kuidas meil Mustvee hariduspäeval ministeeriumi esindajad käisid näitamas, kuidas Avinurme või Mustvee vallas lasteaedadel koolidel pole perspektiivi, seepärast et aastal 2030 Mustvee vallas sünnib 5 last ja Jõgeva maakonnas äkki 50 last. Ja see on see koht, kus mulle tundub, et hästi palju on jällegi see ministeeriumi mõtlemine, kus läheb sellise teaduspõhise, prognooside põhise, tõenduspõhise, kõik need asjad kokku, mis moodustavad väga sellise veidra mõtlemise, kus see, et Mustvee vallas sünnib siis 5-10 aasta pärast 5 last või veel vähem last, see ei tekita paanikat ja see ei pane mõtlema, et mida me peame tegema, sekkuma kiiresti, seepärast et vallad kukuvad kokku, maakonnad kukuvad kokku, vaid me endiselt mõtleme selle peale selliselt prognoosipõhiselt, et kui tulevikus lapsi seal väga ei ole, siis me hakkame juba kokku pakkima. Ja et see ei ole mitte selle tuleviku elluviimine ja poliitiline valik, vaid see on justkui looduse poolt ette antud selline paratamatu maa kulgemine ümber päikese ja
ja siis, nagu Ida-Virumaal nüüd on, paanikas ühel hetkel avastame, et aga maakond kukubki kokku, nüüd me peame koefitsiendiga minema seda päästma, aga kas ei ole juba hiljaks jäänud ja selles mõttes ma arvan, et see küsimus, et kas ei oleks aeg tegelikult hakata tõsiselt nagu rääkima sellest nihkest regionaalses mõtlemises või regionaalpoliitikas, seepärast et ma arvan, et see, et koolides ei tulnud rahu sellega, et nüüd öeldi, et rohkem koole me ei sulge, seepärast, et see surve on nii mitmes dimensioonis kogu aeg kohal, et kellelgi ei ole väljaspool paari suurlinna tunnet, et siin jääb elu kestma ja siin on mõtet kodu ehitada ja siin on mõtet mõelda, et siin ma elan, kasvatan lapsed ja ma ei tea, suren või mis iganes ma 20-30 aasta pärast teha siin tahan. Kas võib korraks, ma kommenteeriks, et me oleme nii vanad, et nagu väga sinisilmselt ei usuks neid ministeeriumite väljaspoole antavaid signaale, et see on küll natuke rohkem kui 2 aasta tagused, kui ma enne rääkisin, et tegelikult finantsanalüüsides on kokku viidud, et õpetaja palgatõus, mingid veel asjad ja koolide kinnipanek. Ja need arvud on olnud väga suured, küll mitme aasta tagused ja need ei ole kuhugi kadunud. Nüüd, aga ei tohiks veel rääkida, aga haridusministeeriumi sisedokumentides ma olen näinud oma silmaga ka kurtmist, et need pakan omavalitsused ei sulge, kuna neil on ette nähtud mingid sammud, kuidas nad palka tõstavad, selle katteks on koolide sulgemine ja reaalselt kurdetakse, et need pakanad ei sulge. Loomulikult, kui keegi sulgeb omavalitsus, siis nad jälle ütlevad, aga meie ju ei teinud. Aga see on sisse kirjutatud mudelisse ja ka omavalitsuse finantseerimisse, et nad ei pääse kuhugi. Võitlevad vastu millegi pärast. Miks nad teevad seda? See, mis nüüd käib gümnaasiumitega, see käib nagu avalikult see kurtmine, et enam pole nagu sisedokumentides, vaid välisdokumentides, et miks nad pagan ei sulge. Et selles mõttes, et see, et nüüd see lubadus on kõik maha võetud, et see päris nii ei ole. Finantspoole peal analüüsid eeldavad endiselt, et kool on liiga palju. Ja see kõik on ametkonna sisene, selle asemel mõtelda, miks õpilaste arv selles piirkonnas on vähenenud, kas me saame midagi teha. See on see mõõde, mis tuleks nüüd siia asemele tuua. Regionaalne sotsiaalne mõõde. Madis. Ja ma tahtsin ka selle kommentaari peale öelda, et tegelikult kõik saab alguse usust ja perspektiivist, et kui me selle usu ja perspektiivi võtame ära, ei aita raha, ei aita mitte midagi muud ja vaata, see on see, mida minu meelest Tallinnast ükskõik millise ministeerium vaates kõige rohkem tehakse. Sa võtad selle perspektiivi tunde ja usu sellelt regioonilt, piirkonnalt, kohalikult omavalitsuselt, külalt ära ja seda me tunneme kõige rohkem, et mina ka kogu käin rääkimas, et mis perspektiiv on näiteks, ma ei tea, Mustjala koolil, et miks me sellist asja üldse arutame. Mustjala kool on olnud siin 180 aastat, on järgmised 180 aastat, räägime parem sellest, et kuidas me selle teeks suuremaks, et kohe, kui sa avad selle laeka ja hakkad sellest nagu rääkima, et näed, et teil ei ole sünde või teil ei ole midagi sellist, ma tean, kuhu see viib, et see viibki tegelikult selle sulgemisena, et sellepärast ma olen alati öelnud, et kõige tähtsam on anda see usk ja perspektiiv ja seda praegu Tallinnast sellise nii-öelda poliitikaga tegelikult ei tehta, et seda ei anta mitte üheski valdkonnas, ükskõik, räägime me transpordi valdkonnast, räägime me keskkonna valdkonnast, mitte kuskilt ei anta seda nagu usku ja hästi kiire repliik huviharidus siis kutsereformi osas, mis tegelikult täpselt samamoodi. Oleks sinna pandud üks lause sisse, et jah, kutseharidusreformi on vaja, tulenevalt sellest 4 aasta ümber siis disainimisest, aga mitte ühtegi õppekohta ei tohi ära kaduda väljaspool Suur-Tallinna piirkonda ja väljaspool Tartu linna. Oleks hoopis teine kohe aluspõhimõte, sest kes saavad liikuda? 16-aastast ja vanemad noored saavad liikuda, peret veel üldjuhul ei ole ja tegelikult tahavad väga paljud kodudest liikuda korra ära, et saada kutseharidus, sa võid ükskõik kus Eestis selle saada. Ja tegelikult see ongi see kõige suurem perspektiivi tunne, peaks igal pool sees olema, et jah, te võite reforme teha, aga üks tingimus, ei tohi õppekohad, millest sõltub otseselt siis töökohad, ei tohi kaduda ära ainult kui siis Suur-Tallinna või Tartu regioonist. Üks repliik veel, et kui siin 15 aastat tagasi oli ikkagi päris reaalselt poliitiline suundumus, et viia pealinna regioonist nagu ametkondi või filiaale välja, see oli täiesti reaalne ja püüti ka, alati tulnud välja, aga poliitiline suundumus oli olemas. Soomes oli see nagu palju paremini organiseeritud. Nüüd pange tähele, mis on juhtunud viimase 5-6 aastaga. See on mitte ära kadunud, nüüd on hakanud tagasi tõmbamine.
poliitikat nagu ametlikult poleks muudetud, sisu on muutunud täiesti vastandmärgiliseks. See on igal pool näha, kogu Eesti tunnetab, kuidas meilt viiakse asutusi nüüd Tallinnasse tagasi. See signaal on käes. See tähendab surmaotsust. Ja nüüd tuleks ka siin tulla tagasi selle vana poliitika peale, et suur Tallinna regioon saab toetada, et viia jälle filiaale, asju. See on küll tüütu, kõik ei taha sinna minna, nad võivad olla nii, et nädalavahetusel on siis elavad seal Tallinnas, aga teistmoodi ei hoia regiooni elus. Aga me oleme juba andnud signaali ja see kätte saadud, et Tallinn tõmbub Eestist, ütleme, Eesti tõmbub Eestist välja Tallinnasse. Ja see on väga jõuline protsess praegu. Okei, et üks teatud suunaline usk ja perspektiiv antud, aga see sõnum ei ole maarahvale eriti südant soojendav. Okei, aitäh. Olge head, Marika ja Kerten, ka lõpusõnaks. Mis on see, mida teie praegu tahaksite veel välja öelda seonduvalt teemaga? Kui lõpusõnaks, siis ma ütleks, et ega selline tunnen, et ei ole enam väga palju aega ja peaks nagu kohe midagi tegema, aga ongi, et mis nagu teha saab. Et ma arvan, et üks, mida saab teha, on maakoolide poolt ikkagi otsustajateni viia seda sõnumit, panna oma mõtted konkreetselt kirja, ettepanekud, rääkida sellel teemal. Võib-olla meil ei olegi aega praegu enam uurida, et selleks võib-olla ongi juba aega liiga vähe, et tegutseda tuleks kohe ja samas mitte lõhkuda ära seda, mis on olemas, et proovida maksimaalselt hoida. Ja meil oli kunagi üks lugu, et jagada, et meil oli kunagi üks väga-väga keeruline õpilane ja tõesti mõistus oli otsas, et kuidas temaga toime tulla koolis. Ja siis me arutasime ja siis leppisime kokku, et igaüks teeb midagi väga väikest. Ja täna see õpilane õpib keskkoolis ja ta sai päästetud. Et kui me nagu igaüks midagi teeme, midagi isegi, mis esialgu tundub väga väike, siis sellel võib olla suur mõju, et teeme midagi. Aitäh, Marika. No minu poolt siis lõppsõnaks, et noortena me võib-olla ei olegi seda vaadanud, et sinna Tallinnasse kõik koguneb. No, ja ma usun, et võiksime ka sellele siis nüüd pilgu peale heita, mis võimalused meil siin on ja mis seal Tallinnas on, kuid ma usun, et minul, kes tegutseb maakohas noortevolikogus, annab see tööd juurde ja tööd ma ei karda. Suur tänu! Kerten Pilv, Vallo Reimaa, Marika Niidumaa ja Madis Kallas.